Enne kui saame podcastiga päriselt pihta hakata, on vaja paar asja selgeks teha. Esiteks, seekordne helikvaliteet on kuidagi kahtlane. Ma ei suutnud kõiki probleeme, mis nii minu kui Jimmy mikrofonidega tekkisid seekord ära lahendada, mistõttu natukene on veider. Teiseks, päris osa alguses me räägime kalorite lugemisest. Oluline on märkida, et sellel on omad ohud. Me ei ole kumbki ei tervise ega toitumise osas pädevad nõu andma ja pigem lihtsalt räägime oma kogemustest. Loodan, et naudite. Mul on elus üks selline nagu oluline asi veel olnud. Ma räägin sellest ja siis see kõlab nagu hästi lollilt või siis lihtsalt nagu imelikult, sest see ei ole nagu teoreetiliselt suur asi ja sellest nagu ei peaks võib-olla üldse rääkima. Aga ma tahan ennast panna nagu mingisugusele sellisele liiga isiklik asi on räägitud välja nagu suure auditooriumi ees, et siis see sunnib mind tegudele võib-olla. Ma hakkasin selle nädala algusest jälle kaloreid lugema. Nagu ma kannan nagu äppi kaasas ja kirjutan üles kõik toidu, mis ma nagu söön. See on nagu tülikas, aga see on nagu äkki tore ka. No ma peamiselt selle eesmärk on peamiselt kaalus alla võtta, sest ma olen hästi pikalt nagu trenniga üritanud suurendada oma füüsilist aktiivsust, aga ma söön hästi kehvasti. Asi oli isegi sellest, et ma peaksin nagu oma dieedis midagi oluliselt muutma, vaid nagu see hulk nagu igast lisajura, mida ma tarbin, sealhulgas nagu erinevad kommid ja krõpsud näiteks, et seda tuleks vähendada. Et siis ma panen ennast praegu siin nagu avaliku surve ja sellise nagu pila ette, et ma nüüd pean nagu õnnestuma, et ma pean nagu jätkama seda tegevust. See on mulle alati tundunud siuke väga keeruline asi, millal järge pidada. Et kui palju sa sööd päriselt ja täpselt? No jah, et kui palju, mis toit, mis koguses kaloreid sisaldab. Ma sellest saan aru, et kui osta mingit pakendatud toitu, siis seal on lihtsalt paki peal kirjas tihti peale. Või kui ise süüa teed, eks ole, sa tead ju, kui palju sa midagi kuhugi paned sisse. Aga võt just siis mulle tundubki jälle kõik väga keeruline, sest et kas sa siis nagu võtad kalkulaatori ja vaatad, et mitu grammi sa midagi sinna patta panid ja siis... Ei, sa teed äppi või äppi lahti. Sul on selline, mina kasutan sellist äppi nagu Lose It ja siis ma märgin ära, et ma söön lõunat ja lõunale ma võin kas nagu ühe kaupa need asjad, et kui palju mida või luua retsepti, et näiteks kui see on mingi pastaroog, mida ma teen iga mingi aja tagant, et siis sinna sisse ma saan kirjutada, et sellesse pastarooga siit saab 4 korda süüa, ma panen siia 200 grammi pastat, nii palju juustu, sellist juustu nii palju ja nii edasi, et kui ma selle ühe korra sisse panen, siis ta nüüd iga kord mul nagu annab selle teada. Kõige keerulisem on väljas süüast, kui sa oled restorani, sest seal sa ei pruugi küll teada, kui palju need toidud siin on. Ei olegi ju võimalik siis sa võtad nagu umbropsu, et mis nagu tüüpiline lasanje võiks nagu olla. Et seal äpis sa saad otsida mingi lasanje ja seal on terve hulk erinevaid siis nagu lasanjesid ja tavaliselt minu nagu nägemus on võtta kui see ei ole mingi absurdselt suure portsjon ja mingi hästi kõrge kalorlusega, et ma püüan võtta mingi kõrgema keskmise, sest see nagu siis määrab ära, et siis pigem on viga ülespoole kui allapoole. Aga mu nagu põhiprobleem on see, et ma toitun nagu kehvasti just selles mõttes, et nagu seda kiiret, sul ongi see, et nagu tööga on väsitav ja siis sa tuled koju ja sa tahad nagu mingit kiiret dopamini hitti, et sa võtad nagu, et täna õhtul ju krõpsud ja õlu on päris hea mõte näiteks või kommi. Või sõpradega lähed välja, siis ka tellid, eks ole, lisaks mingile alkohoolsele joogile tihti siis sinna juurde mingid friikartulid või juustupallid või kõik need asjad, mis nagu ei ole otseselt toit, vaid nad on nagu toidule lisaks siuke tore ja meeldiv asi. Ja. Et seda ma pean piirama ja ainuke viis, kuidas ma oskan, sest mul ei ole distsipliini, on see, kui äpp juhib mu elu. See, kui äpp juhib mind, see on nagu see on läbivalt, ma olen oma distsipliini nagu ära andnud käest, et üks asi on kalender, mis siis nagu ütleb, mis kell olema pean ja kellega rääkima, siis mul on to-do list, mis ütleb mulle, mis tegevusi ma päeva jooksul pean tegema. Siis mul on trenni tarkvara, mis ütleb mulle, mis treeninguid ma pean tegema, kui ma trenni lähen ja nüüd mul on toidurakendus, mis ütleb mulle, et ma enam ei tohi süüa. No ma soovin sulle palju edu igal juhul, see tundub tõesti siuke asi, mis
kas sa arvasid, et see saab olema esimene teema, millest ma täna sinuga rääkida tahan? Ma ei näinud seda tulemas, aga väga hea teema, sest tervis on tähtis ja just enne salvestama hakkamist ju rääkisime sellest, kuidas mis meie eludes kõik valesti on. ja nüüd edasi tuleb ainult positiivne. Ei, no kui tervis oleks korras ja kuidagi selliseid füüsilisi vaevuseid oleks vähem, siis oleks ju juba päris palju parem elada. Ja see on toitumine on ju mega oluline ja mega tüütu asi minu meelest igapäevaselt. Ma ei kujuta ette nagu, kuidas teised inimesed üldse toituvad ja elavad, et kuidagi kui ma hakkasin, mis see oli nagu paar aastat tagasi, niimoodi teadlikult ja sihilikult trenni tegema, kui ma leidsin endale väga laheda treeneri Gert Koovit. Kellest me oleme korduvalt rääkinud, kusjuures ka Mihkel Rauaga. Jah, et ta on tuntud selle poolest, et ta on minu ja Mihkel Raua treener. Et see on tema peamine. Need on 2 peamist klienti. Kusjuures mina ei ole talle trenni sattunud vist aasta aega nüüd juba, nii et ma ei tea, kuidas Mihkel Rauaga on. 2 aastat tagasi, kui sa hakkasid aastaks trenni tegema. Ei, ma olen teinud tema kava järgi nüüd iseseisvalt vahepeal. Aga tegelikult ma väga igatsen oma treenerit. Peaks talle sõnumi saatma, et mingi aeg panna. Aga igal juhul üks paljudest asjadest, mida mu treener Gert Koovit siis mulle selgitas, oligi see, kui oluline on õige toitumine ja puhkamine lisaks sportlikule pingutusele, sest et mina oma väga madala nagu, ma ei tea, inimkeha teadlikkusega arvasin, et kui tahad heasse vormi saada, siis sa pead lihtsalt aina raskemaid ja raskemaid asju tõstma jõusaalis, kuni lõpuks sa oled hästi tugev ja hästi musklis. Aga jah, üllatusega siis pidin kuidagi kuulama ja võtma teadmiseks, et mingis mõttes võib-olla veel määravama tähtsusega on see, mida sa endale siis pärast suhu paned ja mis su elus veel toimub põhimõtteliselt, et kui sa elad hästi stressirohket elu ja ma ei tea, magad halvasti ja tegelikult sööd suvalisi asju, mis lihtsalt nagu kõige rohkem isutama panevad. See on päris hea kirjeldus minu elust. Siis ka minu, et siis on, siis põhimõtteliselt sellel, mitte et trennil pole üldse nagu pointi, aga see ei too seda tulemust, mida sa võib-olla loodad, et sa saavutad mingil hetkel. Ja, see on selles suhtes hästi tõsi, et kuidagi hästi lihtne on seda trenni poolt nagu püüda korda teha ja tunda seda nagu suurt saavutusmomenti, et nüüd ma käin trennis, nüüd läheb nagu paremaks, aga seda ma olen teadnud enne ka, et see on mingi siuke hästi lihtne, see on liigne lihtsustus paljudes kohtades, aga ta on natukene jälle see 80-20 reegel, et ikkagi nagu 20% tõesti on trenn sellest, kuidas sinu kehaline tervis on, trenn on väga oluline, aga 80 on toitumine, mis määrab ära ka trenni efektiivsuse, toimimise ja lihtsused, kui lihtne sul üldse trenni teha. Sest ma olen läinud ka trenni täiesti niimoodi, et ma ei ole nagu päeval peaaegu üldse vett joonud ja olen jätnud nagu mingi toidukorra vahele ja mul on üliraske trennida, sest mul pole selleks ei energiat ega vett kehas. Muidugi. Mingi siuke nagu hull. Ja see on ikka täielik enesepiinamine. Ja mingisugune Kurzgesagti video on ka selle kohta, kuidas inimese keha on ikkagi piisavalt selline alalhoidlik ja tark, et organism saab aru ja reageerib kohe sellele, kui sa muudad oma dieeti ja liikumisharjumusi, et see ka ainuüksi ei aita, mis on see mingi kehamassi indeks nagu seda nagu muuta, sest et keha tahab tegelikult säilitada seda mingit staasi. Ja kui hakata näiteks, ma ei tea, vähem sööma ja rohkem liigutama või mis iganes, siis organism leiab viise, kuidas siis hakata kuidagi doseerima neid energia
neid väikseid patareisid, mis meil kehas on ju, kuidagi niimoodi, et lõpuks nagu see tulemus on ikkagi nagu sama põhimõtteliselt, et ma endiselt ootan järge sellele Kurzgesagti videole, mida nad lubasid, kus nad lubasid teha video sellest, kuidas siis paremini toituda. Nad ei ole seda minu teada okay. Nad seal video lõpus nagu tiisisid, et nagu, et ja nüüd et tuleb nagu see video, mis nagu aitab õpetada seda, kuidas nagu paremini toituda, sest minu meelest ei ole tulnud, võib-olla ma mäletan valesti, aga ma ka vaatasin seda, mis ma saan nagu oma kogemuse pealt öelda, on see, et miks ma üldse nagu selle kalori lugemisega tegelen praegu, see on ainukene asi, mis mu elus varasemalt on toiminud, et ma läksin vist kuskil 105 kilolt alla kunagi mingi 80 või 70, ma ei tea, 7 või 6. Ja see oli puhtalt sellepärast, et ma hakkasin nagu sellega tegelema ja vaatama, jälgima, sest jällegi mul ei ole distsipliini. Et see on nagu see põhimure kogu selle asjaga ja ma tean, et ma pean seda korralikult jälgima ja vaatama mingitel aegadel ja piiridel, et ma olen jälle tajunud, et see trend on pidevalt ülespoole, see ei tee mind nagu õnnelikuks, et ma ei ole suutnud seda peatada, ümber pöörata, nii et ma pean jällegi võtma mingisuguse meetodi kasutusele, et seda distsipliini nagu tuua, et asi, minu jaoks ei ole lõpptulemusena see ainult kaalus ka, vaid ta on ka selles, et tõesti ma ei peaks nii palju jura sööma. Et juba lihtsalt puhtalt see, ma ei tea, soola ja rasva ja muu nagu ja suhkru kogus, mida ma söön, ei ole hea mulle. Ja mul järjest meenuvad mingid asjad, mis ma sel teemal olen viimasel ajal näinud. See Kurzgesagti video, selle saab panna saate märkmetesse, selle pealkiri on Change your life one tiny step at a time. Ja ma näen, et nad on 2 aastat tagasi uploadinud selle video YouTube'i. Ma pean vaatama, kas seal on tulnud nagu see. Et selle saame panna saate märkmetesse. Aga mis ma veel nägin hiljuti, oli Levila Instagramis üks väike videolugu sellest, kuidas osta tavalisest toidupoest väikse raha eest tervislikku lõunat näiteks. Ja siis seal käib siis Levila reporter lettide vahel ringi koos eksperdiga, kes järjest juhib ta tähelepanu sellele, et tegelikult nii paljud asjad, mida me tahaks nagu kohe haarata sealt letilt, ja isegi asjad, mis tunduvad just nagu tervislikud, ei pruugi seda üldse mitte olla, isegi kui seal on, ma ei tea, rohkem nagu rohelist sees ja tundub nagu värskem toit, et siis ikkagi see, kui seal on soola ülemäära palju ja ikkagi mingisuguseid muid, ma ei tea, selliseid ebavajalikke rasvaineid, et siis juba läheb käest ära, et ühesõnaga see kõik tundub mulle, jällegi jõuame tagasi selle juurde, et minu arust toitumine on lihtsalt nii väsitav ja tüütu osa elust, et ma armastan head toitu ja häid maitseelamusi, mulle väga meeldib käia söömas, avastada mingeid uusi restorane aeg-ajalt ja kuidagi nautida head toitu, aga ma ei viitsi mõelda selle peale iga päev ja ma ei viitsi nagu. See on nii pidev, vaata. See on nii pidev, et sa lihtsalt, et ka see, et iga päev peab nagu mitu korda päevas sööma, tundub mulle täielik siuke disaini viga ikkagi, kui me mõtleme, et mis asi üks inimolend on, et kuidagi seda on ju liiga palju, miks ma pean nagu mitu korda päevas sööma. Ja kui sa pead iga nagu söögikorda hakkama ka läbi mõtlema selleks, näiteks, et kaloreid lugeda ja jääda selle nii-öelda budgeti piires, ta muutub kuidagi nagu, oh my god, kui palju otsuseid ma päeva jooksul pean tegema. Väga palju. Et seda on palju, jah. Ja lõpuks, ma ei tea, kuidas sul on, aga meil küll kodus kulub ka lihtsalt liiga palju raha toidu peale. No teil on ka lapsed. No meil on ka 2 last, aga ikkagi nemad ju söövad vähem kui mina ja mu abikaasa, selles mõttes, et lapsed on ikkagi nagu väiksemad kui meie, nad nagu vajavad vähem toitaineid päevas. Et siis põhisüüdlased, ma kujutan ette, või mulle tundub olema ikkagi meie 2 täiskasvanud. Toit on kallis, mis mind rohkem isegi enda puhul häirib, on see hulk toitu, mis raisku läheb. Et ma ei planeeri korralikult oma toitumist. Jällegi, me jõuame selle distsipliini küsimuseni, et ma usun, et ega see võib-olla natukene nüüd see jälgimine aitab, aga ma ei usu ka, et nagu määravalt sellepärast, et
inimene suudab järge pidada piiratud hulgal asjadel päevas. Kui sa kuskil seda tähelepanu suurendad, siis mingite asjade arvelt see tuleb. Et ma usun, et nagu toitumise juures ka, et kui ma näiteks selle kalorluse ja tervislikkuse osa nagu suudan paremaks teha, siis ma ei ole kindel, et toidu planeerimise, et mul tekiks näiteks vähem toidu raiskamist, et ma suudan selle ka nagu ära lahendada, ma ei usu. Et see võib mingil määral isegi hullemaks minna. Ja mulle tundub, et ka see süke nagu töö inimese elu ei soosi nagu taskukohast ja normaalset tervislikku toitumist. Lõunatused kuskil väljas, eks ole, kiirelt. Jah, et inimesed, kes vähegi kuskil nagu linnas on ju toimetavad ja töötavad, olgu, mul on tegelikult alati olnud ka mingeid kolleege, kes väga niimoodi järjepidevalt võtavad ikkagi kodust kaasa endale toidulõunaks. Ka meie sõber Henno tegelikult on üks nendest inimestest. Ma ükskord tegin talle ettepaneku, et lähme sööme lõunat, just ütles, et tal on juba söödud, et ta võttis kodust jäänused kaasa. Ja siis ma mõtlesin, et näed, inimene oskab mõelda oma toitumisplaane läbi igaks päevaks. Võib-olla see oli lihtsalt hea päev, ma ei tea, Henno, ütle meile, kuidas sul kas see oli hea päev või see on iga päev? Ja, shout out podcast Ei saa aru. Henno on selle podcasti üks 2 dünaamilisest liikmest. Aga ja ikkagi enamus inimesi ju lähevad lõunapausi ajal kuskile välja sööma. Yeah. Mäletan, kunagi ma üldse töötasin, kui ma reklaamiagentuuris töötasin, siis meil oli maja kõrval, kuna see kontor oli meil Kultuurikatlas, siis kõige lähem koht, kuhu sööma minna, oli Circle K. Nii et nagu väga tihti. Kabanoss. Ja reaalselt olidki mingid kabanossi lõunad või mingid retroburgeri lõunad. Vahel kui tundsid, et oi, burgerit enam küll ei taha süüa, peaks midagi tervislikumat võtma, siis võtsid wrappi, mis on sama asi tegelikult, lihtsalt nagu teisel kujul. Et ma ei tea. Ja siis kui tahad minna kuskile restorani sööma, siis jällegi seal on nagu, see toit maksab seal veel rohkem kui see retroburger. Samas ta on enam-vähem sama rasvane, ükskõik mida sa sealt valid endale. Või magus, rasvane, soolane. Sisaldavad hästi palju suhkrut, eks ole. Ja ma ei tea, ma tõesti ei tea tegelikult, mida teha. Et kui ma olin vahepeal Inglismaal, siis ma seal sattusin, mõned inimesed kindlasti nagu mõnele see on siuke cringe. Ei, Nandos et Nandosis ka ikka, aga võib-olla mõnda paneb nagu cringe tunnet tundma see, kui ma ütlen, et ma hakkasin neid Huel, neid super. See täiega huvitab mind kusjuures. Vedeltoitusid sööma. Human fuel. Ja sest, et sellega vist seondub mingisugune, ma ei tea, mingit sorti süke subkultuur, mis on võib-olla nagu süke öäk paljudele. Siuksed nagu performance bro'd. Ja siuksed performance bro'd, kes võib-olla mingid aasta tagasi olid ka siuksed crypto bro'd ja nagu olid üldse tegi muid bro. You gotta wake up at 3 a.m, write another business plan, read a book. Ja. Eat a book. Täpselt see. See on, ma tsiteerisin sellise grupeeringu nagu Sonic Boom ühte laulu. Ma olen sulle mitu korda rääkinud, et üks mu lemmik YouTube'i sarju, mis kahjuks lõppes ära, sest seal nagu, see ei olnud lihtsalt kasumlik. Oli Sonic Boom, mida tegid Andrew Huang ja Rob Scallion, kus nad kirjutasid laule iga osa niimoodi mingi hästi piiratud aja või väga spetsiifilist instrumentidega. Ühes osas nad pidid tegema TikTokile neid taustalugusid, lühikesi löövaid lugusid ja see oli siis üks selline nendest nagu TikTokis vahel on neid videosid, kus ürit näidata kõiki neid ägedaid asju, mis sa teed ja siis see oli üks neid. No igal see, mida sa kirjeldasid, see kõlab täpselt nagu hariliku Hueli jooja mõtteviis ja seal Londonis ringi käes lihtsalt seal nagu tavalistes sellistes nurgapoodides oli müügil juba niimoodi kokku segatud kujul, mitte pulbrina. Nii et ma ei pida, see samm jäi ka nagu vahelt ära, et ma pean ise seda kuidagi see teeb lihtsamaks, nagu kui ta on enam-vähem maitsega, mis on söödav nagu. Ei no, see oli mulle väga maitses, sest need olid veel nagu siuksed magustoidu maitselised ka põhimõtteliselt, et ma see banaani maitseline, kakao maitseline, ma ei tea, mingi maasika maitseline, on ju.
ja siis see kirjeldus seal pudeli peal, mina ei tea, kas see vastab tõele või see on lihtsalt mingisugune reklaami sihuke pitch. Aga väidetavalt see on jube tervislik ja sisaldab ainult selliseid aineid, mida su organism vajab ja säästab hästi palju aega ja teeb sul kõhu täis. Sa oled töötanud reklaamiagentuuris. jah, et ja noh, mulle tundus see kuidagi nagu ebausutav, sest et kui ma ei tea, mingi hariliku smuuti ära joon, siis mul ei ole nagu kõht täis ja siuke tunne, et ma olen kõik ained kätte. Smuuti ei sisalda ka asju, mis su kõhu täis teevad. No jah, aga see Huel, seda aru, et on nagu konsistentsi poolest ja nagu kuidagi tegumaalt tundub jube sarnane, et nagu mingi joogijogurt. Aga midagi seal ikkagi on sees siis järelikult, mis päriselt annabki mingid siuksed toitained niimoodi kätte, et ta on rasvasem ja valgurikkam minu no oligi siuke tunne, et ma olen söönud mingisuguse normaalse siukse eine ära, aga seejuures ma lihtsalt nagu ei pidanud närima. Kugistasid alla, et tagasi oma töö juurde minna, et rohkem saavutada. Et ma isegi ei vajanud hambaid selleks, et seda toitu süüa, mis on alati pluss, kellele ikka meeldib hambaid kasutada. Tõsi. Ja tekkis korra küll siuke tunne, et vau, et see võib-olla on mingi siuke life hack, mida ma ka vajan. Kas sa Hueli nuudleid oled proovinud või? Neil on nuudleid. Ja see on mingi asi, mida ma olen oma sotsiaalmeedia reklaamides näinud, et Huel müüb nagu nuudleid. Ja siis ma mõtlen, nuudlid on head. Et võitu, kas Hueli nuudlid on siis nagu ka tervislikumad kui näiteks raameni nuudlid. Kas need nuudlid on samamoodi alguses pulbri kujul ja siis kui sa segad need vette, siis nad muutuvad nuudliteks? Tulevad nagu teised nuudlid siukses nagu topsis ja sa valad sinna vee peale. Ja nagu kiirnuudlid. Nagu kiirnuudlid, jah. Okei, no peab proovima, ma ei tea. Ma esimest korda kuulen praegu. Ja mingi hetk ma olen ka täheldanud, et tulid vähemalt Briti ja Ameerika influencerite seas tulid reklaamid, kus nad rääkisid valgupõhistest nagu hommiku helvestest. Hommikusöögi helbed, mis on sellised magusad ja sõltuvust tekitavalt head, et neid siis selle asemel, et neid nagu väga suhkruseid ja nagu süsivesikute rikkalt teha, siis tooteti kuidagi valgupõhiselt, et see oleks nagu tervislikum variant. Kuigi jällegi, kõik need asjad, iseenesest nagu ta on parem valik, aga teistpidi nagu miks ma selle kalori lugemise kelle teen, see aitab mul lihtsalt nagu järge pidada selles mõttes, et nagu, et ma võin teha nagu tervislikumaid valikuid, ma võin teha mingeid toitumist piiravaid valikuid, aga see ei tähenda, et ma endiselt söön nagu või et ma ei söö nagu palju rohkem, kui mul vaja on. Mul on tihti nagu see probleem, et kuna söök aitab ka lisaks nagu on nauditav mingid asjad lihtsalt tekitavad hästi suurt nagu iha süüa neid, kui mul kuskil peas käib läbi laul nagu I'm loving it, ma tahan minna McDonaldsisse vahel või veel tihedamini tellida McDonaldsist oma koju, et keegi tuleb nagu burger käes enam-vähem otse mu suhu selle burgeriga. Ei midagi. Ma sain ise ka aru, kuidas ma selle sõnastasin ja see ei olnud otseselt meeldiv. Et ma vabandan meie kuulajate ees ja sinu ees. Aga no shame. Et mis iganes nagu aitab sul õhtut mööda saata. Et moving on, et need kõik asjad on nagu, et see peamine asi, mis kõige selle juures vaja on, et kõik need samad reklaamid Huelist ja telli Woltiga omale toitu ja lõpeta, liigume edasi, liigume edasi, tuleb burgeriga suhu. Anyway, ma siis ei kas enam edasi liikuda. Ühesõnaga, kõik tahavad, et ma sööks rohkem ja ma tahaks mitte süüa rohkem. Et see teeb ka toitumise keeruliseks. Copywriterid tahavad tekitada must tunnet, et ma peaks sööma rohkem. See on väga-väga raske. Ma ei tea, saatke meile soovitusi, kui te teate, kuidas teie piire panete. Me jõuame tagasi oma episoodini, ma ei tea, mis ta oli 5 piirid. Kunagi oli siuke episood. Aga me ei ole vahepeal targemaks saanud, nii et aidake meid, palun. mis on vahepeal arenenud, mis on nagu paremaks läinud.
ma tunnen, et see nagu kontekst, kuidas me seda saadet salvestame, on läinud nagu paremaks, me oleme nagu mugavamas seisundis. Täiega, ma olen nii relaxed kogu aeg, ma olen väga relaxed. Siuke nagu chill vibe on, varem oli kuidagi nii siuke nagu pingeline. Pingeline on see õige sõna, jah. Sina istusid vahel voodis. Jah, ma olen olnud igal pool, ma olen olnud kapis, vatitekkide all, voodis. Kas nüüd on lõpuks hea? Nüüd on lõpuks nagu olema peab, et ikkagi siukse nagu two dudes sitting on a couch ajavad möla suust välja. Siuke respectful distance on vahel. Jah, just, et nüüd tundub nagu õige. Ainult 8 aastat võttis aega. Kui rääkida vanadest saadetest, meil on see asi ka ju, tere, on ju? Tere, minu nimi on Ivo. Tere, minu nimi on Jim. Ja te kuulate saadet? Popkulturistid. Endiselt, ma vahel mõtlen selle peale, et kui palju neid inimesi on, kes päris algusest kuulavad ja mul natukene nagu tekib küsimus, et kuidas te jaksate. Aga samas ma ise ka kuulan podcasti niimoodi, lihtsalt ma ei kujuta ette, et meie jutt võiks kuidagi nii paeluv olla, et seda nii pikka aega jaksate kuulata. No võt, kummalisemaidki asju on juhtunud maailma ajaloos. No see peab olema tõsi, sellepärast, et mõned nädalad tagasi toimus selline suurepärane sündmus nagu sinu luulekogu esitlus ja seal üks inimene, kes kohal oli, küsis küsimuse, kus ta viitas sellele, et kunagi sai popkulturistides räägitud luuletamisest ja ma istusin terve selle aja ja kuulasin seda, mõtlesin, et sai ka või? Mina küll sellist arutelu ei mäleta. Kas oli ikka nii? Ja siis me pärast rääkisime temaga natukene ja siis natuke nagu need muud viited kõik hakkasid nagu tuttavad tunduma, aga tol hetkel ma küll mõtlesin, et ei ole. Ma ei tea, kas sina mäletad seda, millal me viimati luuletustest rääkisime? Ei mäleta, see võiski olla seesama osa, mis siis jutuks tuli, kui oli raamatuesitlus Tallinnas Read raamatupoes. Ja me oleme päris paljudest asjadest rääkinud praeguseks. On nagu ette tulnud. Igast teemasid on ette tulnud ja ma olen mõelnud, ma ei tea, kas sa oled mõelnud selle peale, et minna nagu ajas tagasi ja kuulata mingisuguseid ammuseid osi, et lihtsalt aru saada, kus me olime oma eludes, aga samas mul on siuke tunne, et mul on see kõik päris hästi meeles endiselt, et ma tean täpselt, kus ma olin. Ma olen paar korda üritanud mingeid väga vanu osi kuulama hakata, aga need ei ole nauditavad. Kuidagi tead, on siuke nagu esiteks ennast on imelik kuulata ja ongi nagu hästi imelik mõelda, et vau, mu elu oli nii teistsugune tol hetkel ja lihtsalt ta kuidagi nagu on ära olnud aeg. Samas ma nagu näiteks teiste inimeste podcast, näiteks Hello Internet, mis lõppes vist aastal 2020 põhimõtteliselt ära ja ühtegi uut osa peale seda pole tulnud. Ma olen nüüd vist 4 või 5 korda kogu selle kataloogi läbi kuulanud. Ja see on nii lahe, et mingeid lemmikasju tegelikult saab niimoodi korduvalt üle kuulata. Need kuidagi nagu ei aegu, vaid nendest saab mingisugune siuke comfort food või kui me juba toidust rääkisime siin alguses, et mingi siuke hea turvaline koht, kuhu saab alati tagasi minna. Minu jaoks on näiteks Dear Hank and John siuke. Aga nemad endiselt teevad. Nad teevad endiselt aga mul on nende puhul täpselt siuke tunne, et ma võin korduvalt kuulata igat nende osa. Ja naljaks on see ka, et see on üks neid podcast'e, mida ma vahel kuulan, kui ma ei saa uinuda. Üks on Dear Hank and John ja teine on filmi podcast Film Junk. Mõlemad on siuksed humoorikad ja mõnusad saated ja üks hiljutine Dear Hank and Johni osa oli selline, kus nad arutasid, et üks nende kuulajatest ütles, et te teete minu une podcasti, et see on nii mõnus, et ma jään alati teie jutusaatel magama ja siis nad olid kuidagi nagu üllatunud, et kuidas keegi selle mölasaatel nagu magama saab jääda, aga siis nad jällegi võtsid selle kuidagi niimoodi avasüli vastu selle kommentaari ja hakkasid tegema sellist une podcasti meelega, et hakkasid rahulikuma häälega rääkima ja pikemaid pause tegema lausete vahele.
ma arvan, et meie podcast võib ka olla selline, kus inimesed võivad tunda, et see mula aitab neil magama jääda. Ma ei tea, kui palju neid on, aga kindlasti on inimesi, kes kasutavad meid uinumiseks. Et viimane asi, mis neile kõrva tuleb, enne kui nad magama jäävad. Sa ise teed seda. Ma tean. Keegi ei sunni, keegi ei suuna. See ei ole mingi dare, see on lihtsalt puhtalt rumalus. Ma hakkan muutuma selliseks nagu onu Heino. Midagi pole teha, varem või hiljem see juhtub meie kõigiga. Ja me näeme, meie puhul ongi see, et me saame jälgida seda podcasti nagu timeline, et keegi saab kunagi akadeemilise nagu huviga minna tagasi ja vaadata, millal me täpselt muutusime onu Heinodeks. See on meie onu Heinoks saamise lugu. Jah. Ei, suur au on olla kellegi une podcast. Ma väga loodan, et me uinutame kedagi. Mis ma tahtsin veel öelda on see, et kui sul on oma une podcast, siis ju juhtub see, et sa jäädki magama alati enne osa lõppu. Või no mitte alati, vaid nagu parematel juhtudel. Kui tekib hea une podcast, siis ideaalis kohe, kui seda käima paned, siis esimeste minutite jooksul sa jääd magama. Nii on veel täpsem öelda. Nii et ka see muudab need podcastid võib-olla rohkem igihäljamateks, kui nad võib-olla muidu oleks, sest et enamus osi on tegelikult kuulamata. Neid on kuulatud, neid on läbi kuulatud teadvuseta olekus, mis tähendab, et tegelikult sa ei ole kuulnud neid osi ja sellepärast sa võidki neid veel üle kuulata, sest et sa kuulad neid tegelikult esimest korda, kui sa neid ärkvel alles kuulad. Inimestel on tänapäevaks hoolimata sellest ja ma tunnistan, kindlasti mõned teist kuulavad meid praegu ja kui ma hakkan seda rääkima, siis nad tahavad öelda, ei Ivo, nii ei tohi teha, see rikub une ära. Aga ma tean, et on väga palju inimesi siin maailmas, kes kasutavad erinevaid tehnoloogilisi lahendusi või meediat tarbivad enne, kui nad magama jäävad. Ja mina ei ole kunagi podcast'e kuulanud, küll aga ma väga tihti kasutan YouTube'i selleks, et magama jääda. Et ma panen nagu mingi video mängima, tavaliselt videod, mida ma olen nagu näinud varem ka ja siis see on nagu see nagu trigger, et nüüd ma jään magama ja see aitab ülihästi tavaliselt, kui ma panen mingi video mängima, siis mingi esimese minutiga ma jään magama. Ja vahel on niimoodi, et ma panen mingeid neid 40 minutisi videosid mängima ja siis see reaalselt nagu esimese minutiga ma jään magama ülejäänud 40 minutit lihtsalt mu kõrval mängib mingi YouTube'i osa. Telefonist siis või tahvlist? Tahvlist tihti. See ei ole nagu selles suhtes nagu alati nii, et nagu see on tülikas, kui see tahvel peab olema, aga vahel kui näiteks on raske magama jääda, siis seda ma teen ja ma tean ka inimesi, kes jäävad magama näiteks TikToki vaadata, see telefon lõpuks kukub kinni. Kukub näo peale. Mul on tahvel kukkunud paar korda, raskem asi. Aga kas sa seda ei karda, et tahvel kukub põrandale, kui sa öösel, ma ei tea, keerad ennast? Pole kunagi juhtunud, võib-olla ma ei tõmble nii palju. Ma ei tea, ei ole tõesti nagu juhtunud. Ja tegelikult more often than not ma ikkagi panen selle tahvli kinni ja panen ära, kui ma avastan, et ma olen magama jäänud ja korraks üles ärkan ja midagi liigutan. Ja kas heli tuleb siis tahvli kõlarist või sul on kõrvaklapp kõrvas? Jah. Okay. Aga väga vaikselt. Sa saad nagu panna selle tahvli nagu põhimõtteliselt kõige minimaalse volüümi peale ja siis ta tuleb väga-väga vaikselt sealt. Millegipärast see tundus mulle kunagi nii masendav või mingil määral siiamaani tundub, kui ma näen inimesi telerit vaadates uinumas. See tundub, eks ole, kuidagi vale. Ja see tundub nagu kurva elu sümbol. aga see on sellepärast, et nii mul kodus uinutigi kogu aeg, et mu vanemad ja vanavanemad või ma ei tea, kuidas isaga on, sest ma ei ole näinud teda kunagi uinumas, aga ema ja vanavanemad tihti peale just niimoodi jäid magama ja ma arvan, et vanaema siiamaani tal telekas mängib kogu aeg põhimõtteliselt 24/7, siuke tunne on. Et siis kuidagi üldse nagu teleri vaatamine ja telekanalite vaatamine ja jälgimine tundub mulle siuke
et see on nagu mingi tegevus, mille ma lihtsalt nagu lõikasin oma elust välja, kui ma hakkasin iseseisvat elu elama väljaspool oma lapsepõlve kodu. Aga Jim, me oleme millennialid, me oleme paremad, me ei vaata telekat, me vaatame YouTube'i ja Netflixi. Ja nüüd me jõuamegi sinna, et mingis mõttes see on ju isegi veel hullem, et nüüd mul see telekas, mille puhul ma valetan endale, et see ei ole sama asi. No see, et sul on telekas, on ka vale, selles mõttes, et sa valetad endale, et sul on telekas. Ei, no ma räägin, et mul ei ole, no esiteks ära solva mu kodukino, ära solva mu kodukino setup'i ja teiseks, kas ei ole mitte hullem olukord see, et mul on siuke uut moodi teler lihtsalt kogu aeg nagu peopesas põhimõtteliselt, et vähemalt mu vanaemal on see teler kuskil statsionaarselt. Ta ei saa seda kööki kaasa võtta või vetsu kaasa võtta. Et see nagu ei jälita teda, aga mul on see reaalselt lihtsalt nagu peopesas niimoodi, et ükskõik kus ma ka ei oleks, see on mul kaasas ja kogu aeg sealt midagi mängib. See tundub mulle ju, no see on veel hullem nagu sõltuvus tegelikult ju. Ja võib-olla hoopis, et kui ma ei tea, kui see eelmise põlvkonna siuke teleri vaatamise harjumus tundus mulle nagu kurva elu sümbol, siis mis asi see on, mida ma teen, et see on reaalselt tragöödia. Parem kurva elu versioon. Parem kurb elu. Jah, nagu high-tech, kõrgema resolutsiooniga, paremini targetitud sulle. Parem kurb elu, see ongi umbes nagu see Mansoni high end of low. Tuleb kõrgema bitrate'iga. Nagu otse sulle kõrv. Otse silma. Sorry, ma pean lõpetama ära selle nalja. Nüüd juba üks hetk. Ma ei tea, jah. Kui sa selle osa nimeks nüüd ei pane, et tuleme sulle otse kõrva, siis ma olen pettunud. Ma ei pane, ma arvan. Väga pettumust valmistu. Et jah. Aga sa esitlesid oma luulekogu, mille pealkiri on Suutud. Ja me ei hakka siin, nagu ma arvan, ma ei hakka ette lugema siit luuletusi ja ma ei oska sult küsida küsimusi täpsemalt selle kohta, et mida sa mõtlesid ja miks sa mõtlesid, kui sa seda kirjutasid, sest kui inimesed soovivad sellist arutelu, siis nad saavad vaadata sinu YouTube'i kanalist ülekannet sellest arutelust. Ja, sina olid selle ülekande telerežissöör. Jah, esimest korda elus. Ja tõid kõik tehnika kohale ja ma olen sulle nii tänulik, et sa selle kõik ära korraldasid. Ma olen tänulik, et umbes 3 inimest vaatasid. Nüüdseks seda on vaadatud rohkem ikkagi. Ja, no see ongi see suur eelis, et kui ta kuhugi jääb, et siis inimesed saavad järgi vaadata. Ja, aga kuidagi esmakordselt ka meie koostöö ajaloos toimus live ülekanne, mille heli ja pilt olid väga, väga hästi korras. Tegelikult meil kunagi oli see mingi sünnipäeva live pandeemia ajal vist või? Ja no see oli tõesti minu meelest ka päris okei. Või need, mis me oleme teinud niimoodi, et meil on nagu, me oleme minu kodus või üksteise erinevates kodudes ja oleme teinud nagu veebiülekannet. Need on minu meelest alati enam-vähem toiminud. Meil on nagu mingid seaded selleks. Aga nii, kui me oleme läinud kuhugi välja mingisugusesse kontserdi kohta või kinno või kuhu iganes, et need on alati olnud siuke me ei ole, see on nagu alati mingi afterthought, et äkki paneme mingi telefoni püsti kuhugi nurka. Ja telefon on mingi kivi peal või mingi nagu seal elektriteatris Tartus oli, et ma päriselt teipisin telefoni mingisuguse pulga külge või midagi ja lõpuks ikkagi see kadreering oli väga kehv ja heli ei olnud. Kusjuures me peame tunnistama siinkohal, et meil on isegi ju tõestust selle kohta, et osad inimesed kuulavad meid, et magada, sellepärast, et seal samas elektriteatris olid paar inimest. 2 inimest magasid, jah. Nii et on endiselt eksisteerib nagu kindlalt inimesi, kes naudivad meie podcasti. Ja nad ei ole tänaseni ärganud, kusjuures need 2, kes seal live'il olid koha peal, nii et see on ikkagi nagu väga raju uinuti, mida me pakume. See on siuke, mis sobiks rohkem sellistele suurtele imetajatele. Popkulturistidest ei järka. Mis asja? Popkulturistidest ei järka. Ei, enam ei järka. On päris tõsine uinuti tõesti. Aga jah, ma olen tänulik, et sa selle raamatu endale koju tõid ja ma olin väga üllatunud, kui sa ütlesid mulle, et kuigi sa ilukirjandust ei loe, siis luule on nagu erilises staatuses.
ja luulest sa huvitud ja luulet sa aeg-ajalt loed, sest ma arvasin, et kui sa ilukirjandust ei loe, et siis luulet ammugi mitte, ma olen kuidagi vaadanud seda asja pigem niimoodi, et luule on seal kõige tagumises nurgas ilukirjanduslikus maailmas, et see on see nišide nišš mingis mõttes, et sulle peab ikka väga meeldima ma ei tea, keeleilu ja sihuke nagu ilukirjandus oma selles kõige, ma ei tea, õilsamas tähenduses, et minna nagu luule juurde. Aga siinkohal on nagu oluline võib-olla ära märkida, miks ma ilukirjandust ei ole, sest see on ka natukene selline douche tech pro nagu sihuke suhtumine, et hiulikulistaja ma ei loe ilukirjandust, ma loen ainult nagu aimekirjandust, nagu mul ei ole aega, et noh, ma olen nagu sihuke, et ma ainult harin ennast, vaata, sihuke nagu hästi ülbe ja üleolev suhtumine. Ja minul on nagu natukene see teema, et ma tegelikult väga hindan head ilukirjandust just täpselt nende asjade pärast, mida sa esile tõid, sihuke keeleilu, mingi narratiivi konstrueerimine, kõik see nagu see struktuur seal taga, see, kuidas sa nagu paned selle loo töötama nii, et ta on kaasahaarav, ta tekitab mingeid uusi tundeid, ta on keeleliselt nagu väljendatud viisidel, mis on juba iseenesest kuidagi nagu põnev ja huvitav, aga üks suuri põhjuseid, miks ma ei loe, on täpselt sama, miks ilmselt ma ei armasta väga filme vaadata, et noh, me oleme seda siin saates korduvalt ka rääkinud, et me oleme mõlemad vist sinuga natukene seda tüüpi inimesed, vähemalt sa oled tunnistanud umbes sama käitumist, et oi, 2-tunnine film, seda ma küll ei jaksa vaadata, ma vaatan nüüd 5-20 minutist YouTube'i videot, et see on nii palju lihtsam. Et natukene on luulega sama, et ma võin läbi lugeda luuleraamatu, sest see kuidagi nagu tundub väiksem tükk, mida ette võtta ja sa saad nagu seda jupiti kuidagi lihtsamini teha, versus see, et ma võtan nüüd nagu enamus väga hästi kirjutatud ilukirjanduslikud teosed on ka küllaltki mahukad ja vajavad seda, et sa nagu mõttega lähed sinna sisse ja see mõttega sisse minek on kuidagi see sama tunne, mis mul filmigagi tekib, et see 20-minutine YouTube'i video või sarja osa enamasti ei vaja mult erilist vaimset pingutust, aga film või hea ilukirjanduslik raamat nõuab meeletut vaimset pingutust pikka aega. Et luule lugemine, et ma sain sellest luuletust selle kätte, ma loen 3 veel ja nüüd mul võib-olla lihtsalt ma nagu praegu enam ei jaksa. Et ideaalis sa võid ilukirjandust ka nii teha, filmi on raske iga 10 minuti tagant välja lülitada, aga sa võid ka peatüki kaupa lugeda ilukirjandust, lihtsalt see tunne sinna sisse minnes on teistsugune, mis tõttu hästi tihti mu aju ta ei saa sealt seda dopamiini laksu nii kiirelt kätte, et ütleb, tee midagi muud. Ja, ma saan väga hästi aru. Luule lugemine ei nõua nii suurt distsipliini. Aga luule kirjutamine, ma mõtlen, et just väidetavalt me oleme seda diskussiooni varem pidanud, aga nüüd me oleme 8 aastat vanemad inimesed ja nüüdseks oled sa kirjutanud ka luulekogu. Ma tean, et luuletusi oled kirjutanud ka varem, aga ma ei tea küll, et sul oleks varem olnud nagu luulekogu väljaandmist või sellist nagu see on kõige esimene kollektiivset kokkukogumist, et nagu mis üldse tekitab tunde, et ma nüüd teen luulekogu? Ma arvan, et luulekogu laias laastus tehaksegi 2 erineval viisil, on sellised best of kogumikud, kus autor koondab kokku näiteks oma luule paremiku. Et sahtli põhjast korjad välja need paberinutsud, mida pole julgenud varem näidata. Jah, need võib-olla avaldamata materjalid pluss paremad palad varasematest luulekogudest näiteks ja siis tehakse mingi siuke super luulekogu. Aga on ka teine variant. Need superluulekogud, mida tiražeeritakse lausa 100 tükki. Ja siis on ka teine variant ja sinna kategooriasse langeb ka minu raamat Suutud, kus siis raamat ise on selline iseseisev tervik ja see ei ole selles mõttes siuke parimate palade kogumik, vaid see jutustab ikkagi mingit ühte terviklikku lugu, vähemalt minu enda jaoks. Aga kas enne tuli see nagu lugu või oli see pigem nii, et tulid luuletused ja siis peas hakkas konstrueeruma nende ümber mingi lugu? Kõigepealt tuli see Tagasi löömameeste juurde, see avaluuletus ja
ja siis mul oli tükk aega selline tunne, et noh, nüüd on nagu tehtud see luule asi ka, et ma ei oska sinna juurde midagi enam lisada, see kuidagi, ma sain nagu kõik ära väljendatud seal, mida ma tundsin, et mul endal on nagu põnev ja üldse võimalik luules väljendada. Aga siis ikkagi tekkis siuke tunne, et ma ei saa ju seda Löömameeste teksti ainsa tekstina välja anda, et ma ei taha mingit siukest brošüürikest avaldada, kus ma siis, ma ei tea, 5 leheküljel esitan kõik oma värsid ära ja siis see ongi kogu lugu, et see kuidagi tundus nagu siuke nutune, mahuliselt nutune. Ja siis võttiski päris kaua aega lihtsalt, et niimoodi uued kihistused sinna peale tekiksid uute tekstide näol, millest paljud olid ka mitte paljud, aga ikkagi sinna sekka tuli ka mingeid siukseid hoopis teisest ooperist tekste, mis olid võib-olla natuke siuksed lustlikumad või siuksed nagu naljatlevamad, mis lõpuks ikkagi ei leidnud oma kohta selles raamatus, sest et nad kuidagi ei klappinud ikkagi kokku selle helistikuga, mis sai paika pandud selle avateksti tagasi Löömameeste juurde ka. Nii et mul ei olnud mingit nagu plaani või mingit siukest lugu, mida ma teadsin algusest peale, et ma tahan jutustada. Ja seetõttu ilmselt see vastus ongi see, et jah, et kõigepealt tuli üks tekst, siis tuli teine, siis tuli järgmine, et need tekstid ise nagu kogunesid. Ja minu roll oli rohkem nagu siuke kuraatori oma, hakata nagu kuidagi selekteerima ja nagu grupeerima kokku tekste, mis tahtsid nagu kokku kuuluda ja siis teha seda seni, kuni tundus, et siin on, et nüüd annab nagu raamatu mõõdu juba välja ja nüüd siit kujuneb ka mingisugune tervik just nagu. Et ma ei tea, kas sa oled seda algusest lõpuni lugenud, oled sa jõudnud? Ei ole läbi niimoodi lugenud. Et ma tahaks muljeid kuulda kunagi, kui sa jõuad lõppu, et kuidas sulle tundus, et kas ta mõjub tervikuna või sa näed rohkem sellist singlite kogumikku, mis on ka täiesti okei. Mul on sellega nagu naljakas olukord sellesama teksti lugemisega, sellepärast, et me oleme paar korda varem ka rääkinud, kuidas mul on hästi keeruline kunstniku ja kunsti eristada. Ja see on nagu peamiselt olnud nagu, mitte isegi seoses sellega nagu a la Kanye West, et nagu päris munn tüüp. Ma natuke kardan, et kuhu me nüüd jõuame. Sa oled teada saanud vahepeal mingeid problemaatilisi asju mu mineviku kohta ja nüüd sa mõtled, et kas sa üldse saad seda luulekogu lõpuni lugeda. Ei. Kanye Westi kohta tuli mingi täiesti crazy uudis välja just. Ja ta ongi nagu väga munn. Okei, aga selles suhtes on ju. Aga seda me oleme kogu aeg teadnud, et ta on nagu haige. Aga mis mul on ka näiteks selliste artistide nagu Kurt Cobain ja vähemal määral ka näiteks Smashing Pumpkinsi puhul ja kõik muud, et kui sul on nagu mingid väga nagu tumedad tekstid ja tumedad mõtted, siis ma hakkan nagu õudselt kaasa tundma sellele nagu artistile, kes neid esitab või kes neid on kirjutanud. Ja see on üsna nagu tume luule kogu selles suhtes, see on nagu üsna tumedad nagu teemad ja siis ma mõtlen, et kas Jimiga on kõik okei? Et ma nagu muretsen niimoodi, kui ma seda loen ja ma tean, et võtta, see ei ole nagu looming, et loomingus sa nagu tihti esitadki nagu loomingus konstrueeritakse igasuguseid maailmu ja mõtteid ja ta ongi nagu viis, kuidas erinevaid tugevaid emotsioone, tundeid ja ka nõrgemaid emotsioone, tundeid nagu väljendada, aga mul natukene nagu seda lugedes tekib siuke, wow, et dark stuff tunne. Aga ma usun, et ma saan sellest üle ja ma saan seda endiselt ikkagi läbi lugeda. Nojah, ma ei teagi. Kas sa tahad, et lugejal tekiks tunne, et wow, dark stuff? See on mingisugune siuke asi, millest kunagi on Tõnu Õnnepalu ka rääkinud. Keda ma ka väga ei saa lugeda selles suhtes, et ta on ka nagu siuke intensiivne. Et
ma ei mäleta, kas see on mingi asi, mis on kuidagi meie omavahelisest vestlusest läbi käinud, aga kindlasti ta on seda rääkinud ka avalikult, et kuidagi nagu no näiteks vaata, ta on ju tõlkinud väga palju luulet eesti keelde ja toonud dekadendid Eestisse. Kurjaõied näiteks on ju Baudelaire'i tähtteos on ka paljude arvates võib-olla siuke väga dark stuff ja siuke nagu noh, ma ei tea, mingi poeesia lagunemisest ja siuksest kõige hävimisest, et see ei ole nagu siuke nagu hea tuju. Ei ole orelipoiss. Jah, aga sealjuures ikkagi, mis võib-olla toob selle ikkagi lähemale orelipoisile, ongi see, et kui mingi asi on nagu väga-väga tume, siis ka sealt võib hakata kumama välja hoopis mingisugune vastupidine asi, mingisugune lootus ja mingisugune siuke julgustus edasi minna vaatamata sellele tumedusele, et noh, see toimib erinevalt iga inimese puhul kindlasti. Ja näiteks kas või ma ei tea, et mul on päevi, kus ma maandan oma pingeid niimoodi, et ma võib-olla, ma ei tea, mängin Doom Eternalit on ju, kus reaalselt nagu keegi nagu põrgus saeb mootorsaega teemoneid pooleks samal ajal, kui nad üritavad sind pooleks rebida või mis iganes. Mis kõrvalt vaadates võib tunduda nagu täiesti siuke mingi psühhopaatiline siuke ma ei tea, närvide rahustamise viis, aga millegipärast see nagu toimib, et see mul võimaldab aeg-ajalt nagu kogeda tegelikult hoopis mingit siukest nagu huumorit, mida võib-olla esmapilgul seal ei paista olevat, aga minu meelest Doom on väga naljakas mäng näiteks, samal ajal kui see on ka väga intensiivne ja rõve. Ja nüüd ma mõned päevad tagasi hakkasin mängima siukest zombi apokalüpsise mängu nagu Days Gone. Ma ei tea, kas sa oled kuulnud sellest? Ei ole. Days Gone on natuke mis nagu... Mis žanri mäng ta on? See ongi siuke... Shoot 'em up. Ei, see on siuke nagu survival horror vist või ma ei tea, okay. Kas sa The Last of Us'i oled mänginud? Mänginud ei ole, aga ma tean seda. See läheb nagu, nüüd on see koht, kus ma pean tunnistama, et mul on kõiksuguse väga raske meedia tarbimisega probleeme. nii et selles suhtes ei, Last of Us'i ma pole ka mänginud. No ühesõnaga, mida ma öelda tahan on see, et esiteks Days Gone'i natuke nagu... võrreldakse Last of Us'iga, aga Last of Us kuidagi tõusis väga lendu ja sai selliseks ülemaailmseks fenomeniks, et Days Gone jäi ikkagi selle varju ja natuke teistsugune lugu, aga oma tegumalt ikkagi põhimõtteliselt on see, et sa oled siuke üksik mees, kes, ma ei tea, kus see tegevus toimub, võib-olla kuskil seal Oregonis või kuskil, see on nagu väga sarnane loodus, selle Eesti loodusele, et siuksed metsad, kus on palju kuuskesid ja mände ja nagu mingi siuke nagu veidi siuke hall sombune ilm suurem osa ajast ja siis palju zombisid ja sa oled siuke üksik mees tsikli seljas, kes vahepeal peab nagu mingit kütust leidma endale ja mingid varuosi lagunenud autode kapotide alt kraabid kokku, et oma motikat parandada ja siis juba keegi ajab sind taga jälle ja okay. et see kõik nagu, et vahel nagu siuksesse nagu raskesse atmosfääri sukeldumine aitab mul nagu kuidagi ma ei tea, mingisuguse selle teose kaudu siis kuidagi nagu välja elada endast nagu see raskus ja see eduelamus, mis ma sealt saan, et ma ikkagi saan hakkama selle raskusega, ma tulen toime, et see maailm ei saa mind kätte veel, et ma suudan kuidagi nagu läbi tulla sellest või elada veel üks päev, on ju, niimoodi, et mind ei rebita pooleks. Et siis see mingil äraspidisel moel hoopis annab mingit siukest nagu, see nagu rahustab ja annab mingit jõudu ja mulle tundub, et selline tume luule toimib minu puhul vähemalt samamoodi või ka mingi siuke nagu tume muusika, et noh, sellega võib ka üle piiri minna ja mingist hetkest see võibki muutuda siukseks
ebatervislikuks, sa võid nagu kinni jääda sinna, et ma ka vahel pean jõuga ennast välja kiskuma näiteks mingitest playlistidest või mingitest nagu vaatamisharjumustest lihtsalt selleks, et anda oma ajule nagu mingeid uusi signaale, vaata. Et sa võid, mul on kerge jääda mingitesse sellistesse nagu, et ma jään mingisse nagu rattasse kinni kuidagi, et mul on nii paha olla, ma tahan seda kurba asja kuulata, see kurba asi aitab mind, mul on endiselt paha olla, ma kuulan veel seda kurba asja ja lõpuks hakkab see kurb asi tegelikult võimendama seda kurbust, mis niikuinii on minu sees olemas. Ja see on selles suhtes huvitav, et seal on nagu minu arust mingi kvalitatiivne vahe sellel, kas sa mängid Doomi või kuulad kosmikuid. Tuues lihtsalt 2 näidet, et see Doomis on nagu mingi see, et sa saad sealt selles tumeduses leida nagu mingi absurdse huumorist, see ongi nii kohutavalt absurdne ja tegelikult nagu kosmikud, see on lihtsalt nagu näide, aga lihtsalt ükskõik millist sellist küllaltki nagu masendava sisuga muusikat või loomingut nagu tarbides sa saad samamoodi seal leida mingit huumorit või mingit kergust mõttest, et maailmas ongi igasuguseid koledaid asju ja või kurbust ja raskust või neid asju saab vaadata eri nurkadelt ja see laiendab seda. Aga ma mäletan ka, et mingitel perioodidel oma elus ma olen hästi palju nagu sellist tumeda sisuga muusikat tarbinud ja tumeda sisuga üldse meediat tarbinud ja mingi hetk mul kadus nagu võime ära sealt sellist nagu kergust leida või vähemasti nagu ma saan seda teha täna väga piiratud mahus. Võib-olla see ongi nagu see muutus, aga samas näiteks ma ei pane siin, ma enda puhul vähemalt ei saaks panna sinna kategooriasse Doomi, sest kuigi minul seal kategoorias oleks näiteks mingi realistlik sõjasimulaator, siis Doom on nagu piisavalt absurdne, et see on umbes sama, et mis on vahe nagu sõjamängul ja Wolfensteinil, kus Wolfensteinis on Mecha Hitler, eks ole, või nagu mingi robot, keda päriselt ei eksisteeri, mingi siuke nagu vahe on seal. Ja ma olen väga nõus, see on väga hea eristus. Ma vajan ka mingit sellist absurdi nihet ikkagi ja ma ei saa nii väga, et ma ei tea kuidagi, et võib-olla näiteks miks mulle Days Gone praegu väga meeldib, aga The Last of Us on alati mu jaoks olnud siuke problemaatiline asi, seisneb selles, et The Last of Us on väga realistlik ja selline realistlikult trööstitu. Samas kui Days Gone ikkagi on natuke rohkem siuke nagu lollakas ja siuke naeruväärne võib-olla kohati ja Doom samamoodi on väga lollakas ja absurdne mäng. Ja see minu jaoks võib-olla toobki sinna sisse selle kerguse momendi ka või mingisuguse siukse lustliku momendi või mingi siukse meelelahutusliku aspekti, et minu jaoks samamoodi kosmikud on muusikalises mõttes lähemal mingile siuksele realistlikule sõjadraamale, kus ei ole mingit nagu naljataotlust kui sellist, vaid ongi reaalne siuke mingi ängi tunne. Äng ja traagika, mis ongi ka täiesti omal kohal ja seda ongi ka vaja. Ja ma kuidagi ütlen, et see on nagu kuidagi kehv või isegi selles kontekstis, et ma ise ei oska seda kuidagi hinnata või nii, vaid lihtsalt mul ongi nagu, see on mingi isikliku nihke probleem ja ma isegi nagu vahel tajun ja näen, kus mul need nihked ajus toimuvad, näiteks Run the Jewels'i 4. plaadi kuulamine oli mulle lihtsam enne seda, kui Donald Trump teist korda presidendiks sai. Et pärast seda nagu need mingid sõnad seal nagu natukene liiga tugevalt hitivad või nagu, et selles suhtes. Ja mul on ka natuke see, et ma lihtsalt oma selle nagu liiga võib-olla aktiivse ettekujutusega mõtlen mingeid asju rohkemaks, kui nad tegelikult on. Et see on nagu põhjus, miks ma võib-olla ongi, et nagu ma tihti valin kergemat meelelahutust ja miks mulle raskem meelelahutus ongi lihtsalt puhtalt raskem. Ja täiesti arusaadav. Aga Kanye, vaata. Ma ei tea, ühesõnaga ma ei tea, mida rohkem selle raamatu kohta öelda, et ma mina väga soovitan inimestel otsida see välja, lugeda. Seda saab sinu käest endiselt osta. Saab igalt poolt hästi varustatud raamatupoodidest, aga saab ka minult otse hankida, nii et kellel on huvi, siis kirjutage mulle ja
mõtlema midagi välja. Aga valmis ta on ja ma olen igal juhul väga rahul ja õnnelik, et see sai tehtud. Ääretult äge kaanepilt, väga lahe kujundus on raamatul. Siinkohal siis kummardus ja kraaps kaane illustratsiooni autori Anton Villi ees. Anton on üks meie aja suurimaid kunstnikke ja mul on väga suur au, et tema teos ilutseb selle raamatu kaane peal. Ja Johannes Naan, kes kujundas ja küljendas selle raamatu, on teine meister, kelle käe alt on tulnud juba mitmeid väga ilusaid raamatuid ja kuidagi siuke unistuste meeskond tuli kokku lõpuks, et seda kõike teoks teha. Lõpuks tuleb ka tänada Triin Ploom-Niitrat, minu keeletoimetajat, korrektorit, kelle abil sai siis see viimane täpp i peale ka pandud, et mingisugused siuksed viimased mõttetused said sealt raamatust välja visatud ja mingisugused mõtted said veel teravama ja siukse selgema kuju seal raamatus. Ma tahtsin tegelikult küsida juba selle esitluse ajal, et mida teeb keeletoimetaja luulekogu puhul, et raamatu või ütleme sellise pikema ilukirjandusliku teose või ka aimekirjandusliku teose puhul ma saan aru, et see lause on siin natuke liiast või see on nagu halvasti kirjutatud või ebaselge, aga luuletuse puhul on ju need rütmid, riimid, mingisugused erinevad aspektid nii palju spetsiifilisemad, et toimetaja ei saa öelda, et kuule, et siia paneme natuke teise sõna või viskame selle lause üldse ära? Saab tegelikult. Sest et siin ongi küsimus selles, et kust läheb piir sisutoimetaja ja keeletoimetaja vahel ja vahetevahel see piir ongi hägune, sest et keeletoimetaja esmane ülesanne on vaadata, et grammatiliselt kõik oleks korrektne ja et õiged sõnad oleksid õigete kohtade peal. Ja sealt edasi tuleb juba mängu see koht, kus kui me juba arutleme mingite sõnade õigsuse ja mingite nagu lausete ülesehituste üle, et siis sealt on kerge jõuda juba ka nagu sisulisema arutelu juurde, kus toimetaja võib-olla märkab sellise esimese lugejana midagi, mis seal juba on, aga mis võiks olla võib-olla kuidagi veel vahedamalt või veel selgemini väljendatud ja ta võib teha ettepaneku, mis seda ei pea vastu võtma, seda ettepanekut. Ja Triinuga oligi selles mõttes väga hea dünaamika või selline koostöö meil, et ta ei surunud mitte midagi peale ja seda ei olnud ka, neid soovitusi ei olnud ka ülemäära palju, et ta oleks kuidagi nagu täiesti tahtnud, ma ei tea, igat teksti ümber kirjutada, üldsegi mitte. Aga need kohad, kus ta võttis sõna ja avaldas arvamust, need olid nagu olulised mõtlemise kohad mulle endale ka, et tema oma sellise terava pilgu ja hea tunnetusega nägi ära, mida siin püütakse nagu saavutada selle teatud lõpulausega või selle mingisuguse strateegiliselt paigutatud võrdlusega või mis iganes ja tegi ettepaneku, et kuule, aga kui sa tahad nagu seda praegu siin saavutada või öelda, siis miks mitte teha seda hoopis nii ja vahetevahel tal oligi õigus. Ja siis oli ka olukordi, kus ma vaatasin, et ei, et ma tahangi, et see jääks niimoodi, ma ei tea, poolikuks või katkiseks või et ta mõjuks natuke nagu ta oleks valesti lausa, sest et siin ongi oluline praegu kuidagi vastu karva nagu minna seda lugejat paitades. Okei. Väga huvitav. Nii et mingis mõttes võib-olla jälle, kui me siin toome võrdlusi muusikamaailmast, see võib olla sarnane olukord nagu stuudios, kui muusik töötab
heli režissööriga või kuidas seda nimetada, heli see on natukene, jah, see on nagu selles suhtes keeruline, et produtsent nagu filmimaailmas ei tähenda, et see inimene on nagu koha peal ja suunab, see on vist nagu režissöör pigem, aga muusikas mulle tundub, et see viide produtsendile, et see on see tüüp, kes puldi taga istub ja õpetab kõiki. Et kuule, et see salm nagu on täiega out, viska see ära, paneme siia hoopis selle, toome siia naisvokalisti juurde. Ja, et ma arvan, et produtsent on ka muusikas erinevaid, oleneb, mida muusik või bänd vajab parasjagu. Mõni vajabki sükest guru sinna kõrvale, kes on ju kuidagi loob rohkem seal seda mingit atmosfääri ja aitab nagu üles leida seda iva, näiteks vibe producing. No ma ei tea, et Rick Rubin näiteks tundub olevat siuke produtsent, kelle puhul räägitakse ja ta ise ka on öelnud, et ta ei oska helipuldiga tegelikult ise mitte midagi teha, et ta on seal pigem sellise suunajana. Oma maitse pärast. Jah, et ta nagu aitab leida üles siis seda iva. Ja siis on selliseid väga tehnilisi tüüpe, kes põhimõtteliselt nagu kelle jaoks heeblid ja nupud on siuke kehapikendus ja nad aitavad nagu sellel soundil just nagu kuidagi mängivad ise kõik pillid ka suuresti sisse. Vot, et nii et jah, et mul ka kunagi oli siuke küsimus, et mida luules üldse toimetaja saab teha või kuidagi ma üllatusin vahel luulekogusid lugedes, kui ma nägin, et alguses on märgitud sisutoimetaja, siis mul tekkis küsimus kohe, et kas see luuletaja ei tahtnud ise nagu oma seda sisu või seda tracklisti nii-öelda nagu kokku panna, et miks sul on vaja kedagi, kes nagu suunab seda. Aga tegelikult loomingus ikkagi on väga palju võita sellest, kui inimesed koos loovad asju või kuidagi koostöös nagu liiguvad mingi eesmärgi suunas, et see üksi pusimine koos jõutakse tavaliselt kaugemale kui ihu üksi ikkagi. See kuidagi käib nagu inimloomuse juurde ja loovuse juurde ka igati. Nii et igal juhul ma olen väga tänulik oma nende mõttekaaslaste ja abiliste eest ja nüüd see raamat on valmis. Suutud. Mul on olnud 2 väga ägedat sellist muusikalist kogemust vahepeal. Et me oleme siin vahel rääkinud ka sellest, kuidas mingid perioodid on sellised, kus väga palju muusikat nagu ei tule ellu uut, kuulad nagu neid samu vanu plaate ja siis vahepeal tuleb mingeid hästi ägedaid asju järsku ja palju. Ja esimene nendest plaatidest, ma räägin neist vastavalt sellele järjekorrale, kuidas nad minu ellu jõudsid. Oli Eesti, või täpsemini Pärnu ansambli The Boondocks uus album ja see on selles suhtes ma isegi nagu mingil määral ega kõiki asju on ju ühel või teisel määral varem tehtud Eestis ka, aga ta on mingil määral selline nagu erakordne teos, et tegu on üle väga pika aja sellise väga treitud kontseptuaalse muusikalise teosega, et see album on kontseptuaalalbum ja kõik selle juures, sealhulgas siis plaadi nagu kaanekujundus, kõik sõnad, mis sealt läbivad, kõik lood, lugude järjekorra valik, see, et plaadiga tuleb kaasa stsenaarium, nagu nii, et ma ostsin vinüülplaadi, ma tegin selle lahti, sealt seest tuli lisaks siis sellele vinüülplaadile välja nagu A4 formaadis köidetud nagu stsenaarium, mis käib filmiga või mitte filmiga, juba vaata lähebki peas sassi, mis käib selle nii-öelda plaadil toimuva loo juurde ja siis mingil määral avab neid tegevusi või asju, mis seal siis toimub ja nagu läbivalt kogu see nagu heliline looming, see kuidas see plaat üles ehitatud on, lihtsalt läbivalt on nii hästi ära nagu ma nüüd jooksin selles mõttes kokku, et ma kasutasin umbes 5 korda sõna läbi ja nüüd ma tahtsin taaskord öelda, et nii hästi läbi mõeldud, aga olgu kuidas on, ühesõnaga see plaat on tõesti väga hästi läbi mõeldud ja toimib ühe suure tervikuna ka selles mõttes, et lihtsalt kõik see voolab nii suurepäraselt, et tal on mingisugune selline, ma ei teagi, nagu siuksed kuulsamad Briti nagu indie-bändid, kes on teinud siukseid suuri nagu teoseid nagu Arcade Fire'il oli Reflector või siis Taani bändi Lefterklang oli kunagi Pyramidi ja muud sellised nagu teosed, et siin on
hästi palju rõhku tähelepanu pandud sellele, et see plaat jutustab lugu ja ta ongi üks suur tervik ja see arranžeerimine, kus seal on keelpilli ansamblid juurde võetud, see nii-öelda tehniline tase, kuidas kõik pillid on salvestatud, kuidas see kõik nagu on kokku pandud, on lihtsalt nagu nii suurepärane, et ma ei tahaks siin kasutada seda väljendit, et ei usugi, et päriselt nagu Eestis tehtud, sellepärast et see oli umbes nagu solvav juba 20 aastat tagasi, millal see oli hästi tavapärane, et tuli plaat välja, et wow, et see kõlab nagu lääne värk, on ju. Et lihtsalt ta on nii ära treitud ja äge, et sellel tasemel sükest nagu indie-pop muusikat lihtsalt tuleb üsna harva, noh üldse maailmas tuleb üsna harva ja veel harvem siis sellises väikses riigis nagu Eesti. Et Boondocks, mis minu jaoks on nagu, ma olen neid ühe korra kuulnud Pärnu rannas mingisugusel nagu mingi nende kontsert oli siuke, noored inimesed hüppasid siukse kergelt pop-pungiliku nagu muusikasaatel, et noh, ei jätnud sellist nii suursugust muljet, kui siis see plaat pealkirjaga Silver Buzz. Et see on nagu kogemus on selle plaadi kuulamine, et ma väga-väga soovitan. Väga lahe, väga lahe. Oled sa kunagi kuulnud seda bändi Boondocks? Ma ei tea, kas ma olen kuulnud neid, mis juba ongi vist ütleb nagu, et väga ei ole mis juba ütleb kõik, et ma ei ole nagu teadlikult pannud mängima ühtegi Boondocksi lugu, aga võimalik, et ma olen neid kuulnud raadiost, aga see, mida sa praegu kirjeldad, see kõlab igal juhul väga ägedalt ja tekitas suure huvi ikkagi nüüd minna ja kuulata seda uut albumit. Ma soovitan ja tõesti, kui vähegi see võimalus on, seal on ka nagu suurem osa nendest lugudest on ka täiesti mõnusad ja ägedad kuulata nagu individuaalsete lugudena, et nad nagu päris paljud neist lihtsalt toimiksid singlina. Et nad ei vaja ilmtingimata seda lugu. Paar lugu seal on niimoodi ehitatud, et nad on rohkem nagu sellised ülemineku teosed või nagu kokkusidumisteosed. Aga suurem osa plaadist toimib ka singlitena, et kui lihtsalt seda aega on, et korra proovida ja kuulatada nagu algusest lõpuni läbi, et sellena ta toimib kõige paremini. Väga lahe. Näita mulle seda stsenaariumit. Ma näitan sulle kohe. siis sa saad seda vähemalt nagu esimese siukse nagu esimese kogemuse kätte. Nii, Ivo suundub oma muusikakapi juurde, lappab vinüüle ja sealt see tuleb. Selline hõbedane osaliselt on see kaanekujundus. Siin on selline kinolina ma näen. Ja inimeste kuklad, inimesed istuvad kinosaalis, neid on pildistatud siis niimoodi kuskilt sealt saali taga otsast. See on ekraanikino, ma sain aru. Okei. Väga ilus kujundus on see. Väga ilus kujundus. Vist äkki või? Ja kui pöörata... mis selle kino nimi on, mis vanalinnas on Tallinnas? On ju ekraan? Sõprus on Tallinnas. Vabandust, see on Sõpruse kino, ekraan oli Tartus kuna. Ja kui pöörata ümber see plaat, siis tagumisel kaanepildil on näha siis bändi, ma eeldan, et need on need bändimehed. Bändimeeste näod on näha, sest et nüüd on pildistatud neid siis ekraani poolt. Ja see typograafia on ilus, kuidas need lugude pealkirjad on siia paigutatud ja milline kirjatüüp on valitud, see jätab väga siukse soliidse mulje. Mulle meeldib see nagu siuke literal nagu kaane järgi hindamise review praegu, et the font is nice. Ei, aga kus juures aga see on oluline. Minu arust nagu võib küll asju hinnata kaane järgi. Ei, võib mõtta, et see nagu lõpuks igase detaili üle nagu läbimõtlemine ongi oluline selliste suurte kontseptuaalsete teoste puhul. Vau, aga see ongi tõesti ju täitsa siuke arvestatava paksusega siuke stsenaarium, mis on sellise kuldse, ma ei teagi, mis on see hästi painduv siuke metall, siuke klamber nagu, et sellega on nagu kokku köidetud. Iga loo kohta on siuke, enam-vähem üks lehekülg, siis mingit siukest lisasisu. Ja ka seal, kui sa vaatad seda stsenaariumi, ta kasutab neid nii-öelda kirjatüüpe, mida kasutatakse stsenaariumite puhul, ta on vormindatud, küljendatud nii nagu üks filmi stsenaarium. Ja.
aga ma saan aru, need ei ole siis laulusõnad, vaid see ongi mingi täiesti eraldiseisev teos. See on lisaosa, jah. Mm. Mis aitab nagu avada seda ümber toimuvat lugu või annab sinna nagu lisakonteksti. Ja mis on veel ägedam, lisaks sellele, et kogu see plaadi kujundus, eks ole, hõbedane ja must, siis ka see vinüülplaat on hõbedane. Ta on nagu hõbedase vinüüli peale trükitud. No väga lahe. Huvi kasvas veelgi, väga lahe. Et selles suhtes ta on nagu, tänapäeval mul on siuke tunne, et üldse muusika mõttes eristuda on nagu üliraske, sest nagu enam-vähem kõike tehakse alati ja mitte ainult seda, et kõik on juba korraga tehtud, vaid täna reaalselt kõike tehaksegi korraga, et nagu hetkel ongi see nagu ilmselt see trendi teema on see, et trende nagu ei ole enam ja seda on juba mitmeid aastaid, eks ole, räägitud, et jah, kindlasti mingid nagu jooned vahepeal tugevamalt trügivad esile või tulevad mingid nagu mingil määral uuemad lähenemised või taasavastused ajaloost. Aga lõpptulemusena nagu kõike kogu aeg tehakse selleks, et selles kõiges eristuda peab see nagu detailile tähelepanu või üldse midagi peab nagu suursuguselt tegema, et võib ka täiesti üldse mitte detailidest hoolida, aga siis see peab olema nagu maksimumini mitte hoolitud, et kõik peab olema mingil määral äärmuslik ja mulle meeldib, et selle plaadi puhul siis ongi mindud nagu sellega sellesse äärmusesse, et tõesti on läbi töötatud see mõte. Et seda on äge vaadata. Väga tuus. Ja mul on teine plaat veel, millest mul on natuke nagu häda sellega, et ma üritan sind vedada nüüd vestlusesse 2 plaadist, millest kumbagi, ma sain aru, sa ei ole kuulanud. Mulle väga meeldivad siuksed vestlused, kus juures mulle meeldib, sest ma olen pikalt juba ka mõelnud selle peale, et ma ei hakka minema sinna vahet. Ei no, aga mine, lihtsalt... Jim. Ma nii ootan. Mul on oma siuke pet peeve, kui võib nii väljenduda, võõramaist keelt kasutades, et ma igatsen sisukamaid ja isiklikumaid muljetusi näiteks muusikast, eeskätt muusikast, sest et aga sageli ka ma tunnen seda sama filmide puhul ja muude kultuurivormide puhul, sest et tihtipeale inimesed piirduvad sellega, et nad lihtsalt nagu jutustavad ümber seda, mida nad nägid või kuulsid. Ja ma ei saa mitte midagi teada selle kohta, mismoodi see sellele inimesele mõjus või miks see talle oluline oli või kuidas see teda puudutas, mis on minu jaoks just see huvitav osa, sest et see, mis mingis sarjas või filmis juhtub, seda ma saan ju ise vaadata, aga seda, kuidas see sulle mõjub, seda ma ei saa ju mitte kuskilt mujalt teada kui ainult sinult. Ja ühesõnaga, et ma ei tea, kuidagi nagu muusika puhul ka, et muusikat üldse on ju nii keeruline kirjeldada või kuidagi muusikalisi elamusi on nii keeruline kirjeldada. Ma muidugi selle eelmise plaadi puhul sellest muusikast peaaegu ei rääkinudki. Jaa, aga see, kuidas sa sellest rääkisid, ikkagi tundus mulle nii elevust tekitav ja siuke põnev ja värske, et mõnes mõttes vahet ei ole, et sa ei kirjeldanud nagu meloodiaid ja mingisuguseid rütmimustreid mulle. Et ikkagi nagu siuksed isiklikke muljeid on nii põnev mul endal kuulata ja ma olen mõelnud selle peale, et kuidas ma ise seda saaksin teha, et kuidas näiteks kirjutades edastada, näiteks tihtipeale, kui ma loen raamatuid ja seal on viiteid mingitele bändidele või mingitele konkreetsetele näiteks lauludele, mida tegelane kuulab parasjagu või mis mingis kaubanduskeskuses mängib, et siis see nagu meeldib mulle ja ei meeldi ka, sest et kui seda on nagu palju, siis see tekitab minus siukse tunde, et okei, ma tegelikult ei saa aru, et kas see praegu peaks nagu andma sellele atmosfäärile midagi juurde, aga kui ma ei ole seda lugu kuulnud, siis kuidas ma tean, mismoodi see seda atmosfääri mõjutab. Ja siis tekib küsimus, et kas ma nüüd peaksin raamatu käest panema selle loo mängima, kujutame ette, et kuidas see kõik seal raamatus siis sellele loole midagi juurde annab. Seda aru, et see nagu toob mingi siukse nagu katkestuse sisse, sest et tuuakse mängu mingi element või mingi viide, millel puudub minu jaoks, minu elus nagu mingisugune seos või mälestus, mis on sellega kokku haagitud.
ühesõnaga, et see on nagu väga keeruline minu arust, et ühest küljest, kui nagu libiseda üle lihtsalt ja mainida nagu erinevaid mingeid palasid niimoodi mööda minnes, siis see tekitab tunde, et sa nagu oletad, et ma tean kõiki neid lugusid ja juba haaran nagu, et juba mul hakkab see lugu peas mängima ja ma siis nagu saan samas vibe'is nagu edasi lugeda. Ja samas, kui ongi mingeid filmimuljeid jagades näiteks või raamatumuljeid jagades inimesed lihtsalt kirjeldavad mulle seda süžeed või jutustavad seda ümber, siis ka see nagu, esiteks see nagu spoilib selle üllatuse ära mu jaoks, on ju. Sest ma tahan ise avastada, et mis seal juhtub ja mis tegelased seal on. Ja teiseks see kuidagi nagu võtab kogu eetri aja nagu ära sellelt, mis mind päriselt huvitab, ehk siis, et miks see sulle oluline on, mis seal siis nagu juhtus, mis sinuga juhtus, kui sa seda asja kuulasid või lugesid või vaatasid. Nii et see on see, mida ma hakkasin peaaegu, et mitte ütlema. Et ma olen ka mõelnud ise, et kuidas ma saaksin ise oma lemmikalbumitest rääkida nii, et lugejani jõuab see, mis minuga juhtus, miks see muusika nagu mulle oluline oli, ilma et ta isegi tingimata peaks teadma nagu neid lugusid või neid bände, ilma et ta isegi peaks minema nagu kuulama tingimata neid albumeid, et kas ma saan kuidagi niimoodi selle kogemuse nagu teisele edasi anda, et see jällegi see puudutuse koht on see, mis nagu jõuab inimeseni, mitte see kodutöö, mis ta siis peab pärast ära tegema või lugemise vahepeal. Jah, ma olen sinuga väga nõus ja seetõttu ka nagu üks pool ongi, et üks pool, mis mind hästi tugevalt paneb loominguga tutvuma või näiteks muusikat kuulama hästi konkreetsel juhul on see, kui lisaks sellele, et see muusika ise on nagu huvitav, suudab see artist või see looja selle kuidagi nagu huvitavaks rääkida, et miks ta seda tegi, kuidas ta seda tegi, mis huvitavad juhused näiteks juhtusid seal stuudios, kui see, ütleme, mida rohkem seal on lugu ümber ja seda ägedamaks see muutub ja teine siis tõesti on, et kui keegi inimene, kes minu jaoks on huvitav, selgitab ja avab, miks tema jaoks miski toimib ja mida tema sealt leidis ja kuidas tema seda näeb, see teeb ka asja kohe nagu 10 korda nagu põnevamaks ja tekitab tunde, et seda plaati ma olen kuulanud küll, aga mina sealt küll siukseid asju kaasa ei võtnud, ma proovin seda nüüd uute kõrvadega kuulata ja saada aru, et mida ma sealt juurde saan, et see on tõesti nagu üks siuke selles suhtes ma olen nõus, et see on nagu see kuidagi, ma isegi ütle, et see on nagu arvustamine, vaid see on nagu mingi teine asi, see on kuidagi lihtsalt, sa tahad kuulda, kuidas inimesed jagavad loomingut, et mis nad sealt saavad ja kuidas ja miks. Jaa. Aga mis see teine asi oli, teine album oli, mida sa tahtsid siis teine album kirjeldada? On selliselt Eesti artistid nagu Eik, kes on mulle hästi suur favoriit olnud läbi aegade, et ta on ka meil popkulturistides ühe korra külas käinud, kahjuks küll nii, et sind tol päeval ei olnud, ta asendaski sind. See oli meil veel Raadio 2 aegadelt ja Eik me saame selle ka linkida tegelikult saatemärkmetesse. Saame küll, peame selle üles otsima. See osa üle kuulata. Jaa, et Eik on uskumatult äge artist ja ma natukene mingil määral nagu tunnen alati sellist nagu nagu mingit pinget enda sees, et ma tahaks nagu öelda, et issand, kui head need viimased plaadid kõik on olnud või üldse tema looming, et seal on nii palju potentsiaali, ma ei suuda ära oodata, mida ta veel tulevikus teeb ja siis see kuidagi paneb mingi meeletu pinge mulle siuke tunne, et ausalt ta ei pea midagi enam tegema, kui ta ei taha, et kõik see, mis ta seni teinud on juba nii hea, et see ongi lihtsalt ongi hea ja seda kõike saab kuulata ja nautida. Aga ma endiselt veel tajun neid võrreldes ka näiteks viimase 2 albumiga, et see trajektoor on nagu ülespoole. Et need plaadid lähevad aina paremaks, tema looming muutub nagu mitmekülgsemaks. Need plaadid ei ole ka nagu selles suhtes võrreldavad alati, et seal toimub pidev mingi siuke žanrite vahel hüppamine, mis on hästi äge. See plaat on siis selline nagu mingil määral selline nagu ikka Eiki plaat, et sellist nagu natukene hip-hop ja natukene indie-rocki, aga palju rohkem ka sellist intensiivsemat nagu pungilikku värki. Siin teeb kaasa trummari ja osaliselt ka vist ma saan aru kitarri peal Rein Fuchs, kes on ka meile mõlemale teada ja väga palavalt armastatud ansamblite nagu Pia Fraus ja Imandra Leik, siis Ninamees on ilmselt kõige
otsesem öelda. Ja tema ka siin nagu plaadil siis toob juurde sellise mingi kerge siukse nagu intensiivsema pungi ja shoegaze'i muusika nagu energia ühel või teisel viisil. Mingid nagu kitarrikäigud näiteks tulevad kohe hästi tuttavad ette nendest žanritest. Ja see on kuidagi nii, see jälle nagu viib mind alati sinna, et mida ma kirjutasin ka Facebookis lühidalt sellest albumist, et see Eik oma muusikaga räägib mulle põlvkonnast, mida ma ei esinda. Mis on minu jaoks nagu, kelle jaoks mina olen vana inimene ja kes minu jaoks on nagu, ma ei saa noortest aru. Või et ta räägib mulle põlvkonnast, kes käitub teistmoodi, kelle noorus on teistsugune, kui oli minu noorus, millest ma ise ei ole osa saanud. Aga ma saan sellest osa läbi selle muusika ma mingil määral saan aru. Ma saan aru, miks see põlvkond nii käitub, mida nad otsivad elult, mida nad otsivad igapäevast. Sest minu jaoks Eik ei kirjuta mingit meeletult suursuguseid asju. Ta nagu selline minu jaoks hästi lahe asi tema puhul ongi see, et ta räägib endast ja oma sõpradest. Hästi isiklikul ja sellisel siiral tasemel. Ja seda on nagu, olles terve elu kasvanud üles muusikaga, mida on teinud minust vanemad inimesed või minuvanused inimesed, nagu teistel aegadel üldse, nagu hästi palju, siis leida järjest rohkem nagu inimesi, kes räägivad mulle noorematest inimestest kui mina ja suudavad endiselt ikkagi põlvkondade üleselt seda edasi anda, miks nad teevad mida ja miks nad tunnevad midagi. Siis see on nagu hästi äge ja see plaat spetsiifiliselt kuidagi jälle nagu Eik ikka hitib seda nagu suunda hästi tugevalt minu jaoks. Aga jällegi see on tõesti väga kuidagi isiklik. Ma kujutan ette, et teiste jaoks võib selle plaadi kuulamine absoluutselt teisi asju nagu edasi anda. Mis selle albumi pealkiri oli? Selle albumi pealkiri on Lõputu festival. Ma ei tea, kas ma mainisin selle korra või mitte. Aga see on väga lahe see üks ägedamaid lugusid siin plaadil on minu jaoks Päeva parim Jürgenson, mis on siuke hästi intensiivne lugu, kus siis teeb kaasa ka teine selline Eesti artist nagu Germo Murel. Ja seal on ka nagu hästi palju sellist väga jällegi siuke tema mõttes isiklik lugu sellest, mida ta nagu, kuidas ta oma elu elab. Ma ei tea, või kuidas üldse, mida noortelt kõike tänapäeval oodatakse. Et see on hästi äge ja üldse tõesti, äge plaat, kuulake. Ma käisin Hõhvil. Ma nägin Instagrami pilte sellest, et sa olid Haapsalus. Hõhviga on, oled sa käinud Hõhvil kunagi? Ei, me jõuame jälle selleni, et mulle ei meeldi siuke kuri meedia. Ma arvan, et Hõhvi tegelikult sa naudiksid rohkem, kui sa võib-olla arvad. Võimalik. Ma üldse filmifestivale kui selliseid väga ei ole külastan. Ja see on ka täiesti eraldi teema, et ma ise olen ju kunagi töötanud PÖFFis ja olen igatpidi, ma pooldan selliseid asju nagu filmifestivalid. See filmifestival on eesti keeles nii hea selline kahetäheline FF lühend on, et Tartuffid, Jaffid, PÖFFid, Hõhvid. Kunagi, kui oli esimene Tartuff, ma mäletan, mul oli veel, ma ilmselt peaks guugeldama, mis aastal see toimus, aga igal juhul see langes kokku mu sünnipäevaga, ma mäletan, see oli väga lahe aeg, kus olin Tartus ja me tegime esimest Tartuffi ja siis ronisid kolleegid rõdult tuppa, et tähistada mu sünnipäeva, sest et muidu ma oleksin istunud üksi tühja korteri põrandal. Aga nii väga, kui ma ka ei pooldaks filmifestivale, ma käin neil ikkagi üliharva. Ega need ei toimu ka iga kuu ju. No need toimuvad iga aasta ja igal aastal mul on siuke tunne, et juba saigi läbi, huvitav, jälle ei läinud. Ja siis tekib natuke ka siuke süütunne, et kes siis üldse seal käib, kui tüübid nagu mina, kes väidavad, et nad on suured, ma ei tea, kultuuri armastajad ja filmikunsti austajad, et kui need ka ei suuda ennast kodust välja vedada, siis nagu kes need inimesed siis peaksid olema, kes
tulevad selle peale üldse, et see on mõistlik viis, kuidas oma aega ja raha kulutada, et osta mingi festivali pass endale, hakata käima iga päev kinos. Ma ei tea, võib-olla kunagi tuleb see aeg, kus ma nagu, ma ei tea, et mul on see vabadus võib-olla veetagi mitu päeva kinos lihtsalt ja tiksuda nagu omas rütmis, et noh, lähiajal seda aega ei tule, aga vähemalt pisteliselt ikkagi midagi ju saab alati käia vaatamas, kui lihtsalt see asi nagu käsile võtta. Ja Hõhviga on veel see piinlik lugu ka, et see toimub Haapsalus ju ikkagi noh, väga lähedal mu kodule. Põhimõtteliselt su kodulinnas, eks ole? No ühes mu kodulinnas ja ka väga mu kodu lähedal, et noh, et seal ei saa. Haapsalus ei ole ka muidugi väga palju kohti, mis on kaugel, ükskõik kus sa seal parasjagu siis ka ei ole. Nojah, aga ikkagi seal on võimalik ka elada kohtades, kus tegelikult nagu jalgsi minna võib-olla isegi ei viitsiks nagu sinna kultuurimajja. Paldiskis? Ei, ma ütlen, et nagu Haapsalu sees on kohti, mis võivad tunduda liiga kauged, et sinna lihtsalt nagu jalutada näiteks. No ma ei tea, või võib-olla ei ole. aga no ma olen nagu piinlikult lähedal sellele toimumiskohale, nii et lihtsalt istuda, lama, noh, nii nagu minu puhul näiteks, reaalselt ma lamasin voodis, mängisin Switchi peal Assassin's Creed Brotherhood ja siis mõtlesin, et okei, nagu, no nii ei saa. Äkki läheks filmi vaatama. Käimas on Hõhv, mul reaalselt akna alt käis läbi see rongkäik, kus kostüümides inimesed nagu liikusid sinna kultuurimaja poole ja Puhkpilliorkester mängis. Puhkpilliorkester? Jaa, mängis seal mingeid marsilugusid ja see on väga erinev ettekujutus Hõhvist, mis minu peas on olnud. Ei, see oli väga nagu on brand, seal ikkagi oli igast kolle ja elukaid ja noh, ja seal on nii palju mingeid nagu toredaid inimesi koos ja tegelikult noh, lõpuks, kui ma suutsin ennast kohale vedada, siis ma nägingi, et jälle nagu, et kõik samad näod on vastas nagu, et siuke tunne, et ükskõik kuhu festivalile sa ka ei läheks, mis on mingisugune musafestival või mingisugune mingi kogukondlik, mingi lahe üritus kuskil kas Tallinnas või mujal, Tallinnas või Paides või kus iganes, et see kontingent on kogu aeg just nagu sama, et see tekitas mingisuguse errori korraks, et oota, et kõik mu Tallinna naabrid on ka siin. Mis toimub, kus linnas me ikkagi oleme. Ja ikkagi, ma ei tea, noh, mina nautisin ikkagi neid seansse, ma käisin 3 filmi vaatamas. Tegelikult need 2 filmi nendest 3 olid võib-olla natuke siuksed, ei, vabandust. Nüüd mul tekkis mingi siuke tobe error, et ma käisin ikkagi vaatamas 2 filmi, aga nende 2 filmi vahepeal ma kodus vaatasin tütrega La La Landi, mis ei ole Hõhvi film. Okei, see ei olnud programmis, see oli teie eraseans. Aga see langes mu peast sinna samma nagu, et mul on siuke tunne, nagu ma oleks Hõhvil näinud La La Landi ja kuna see on minu arust väga igav film ja oma igavuses väga õudne, siis võib-olla see sobib Hõhvile just. Kas su tütrele meeldis? Tütrele megalt meeldis La La Land ja ta aeg-ajalt soovis, et Gea ja mina, et me lihtsalt siis nagu kas lahkuks sealt toast või siis vaataks edasi nii, et me ei pöörita silmi iga nagu 5 minuti tagant. Kas te kommenteerisite kogu aeg seda? Jaa, me ka ajasime mingit möla nagu, et issand jumal, nagu, et miks me seda ikka vaatame ja nagu, et miks see praegu huvitav on, miks mind peaks huvitama, et see tegelane praegu seal nagu seda uut töökohta ei saa. Kõlati nagu meeldiv kamp inimesi, kellega seda filmi tõesti nautida. Ja siis Adele oli nagu, et jääge vait palun lõpetage ära. Et niimoodi, et mul ka tõmbab tuju alla, kui siuke negatiivne kommentaar siin kõrvalt kogu aeg kõlab, aga Hõhvil ma nägin ühte, seal on Hõhvil, põhjus, miks ma arvan, et sul võib olla seal tegelikult lõbusam, kui sa arvatagi võid. See on seesama kamp Põhja-Tallinna inimesi, kellega ma muul ajal kohtun. Jah, see on seesama kamp, aga need filmid ka ei ole ikkagi otsast, nad ei ole nagu läbi ja lõhki ja üdini sellised nagu räiged ja õõvastavad kogemused.
võimalik, et igal aastal seal on ka selliseid filme, mis päriselt traumeerivadki, aga need 2 filmi, mida ma nägin, olid mõlemad ikkagi väga lustlikud ja siuksed jaburad ja pigem sellised meelega halvasti ja kuidagi lollilt lahendatud väga meelelahutuslikud siuksed ja humoorikad asjad. Ja tegelikult üks film eriti nendest 2 ma tahaks seda esile tõsta, see oli Eesti film Mootorsaed laulsid. Ma tahtsin sult küsida just, et kas sa Marani vendade filmi ka käisid vaatamas? Just seda ma käisingi vaatamas, see oli üks viimaseid asju seal festivali kavas. Ma väga tahaksin seda näha, ma pole endiselt veel vaatama läinud. Ma soovitan täiega filmi Mootorsaed laulsid ja seda on soovitatud juba palju siin ja seal. Aga mina siis saan ka selle bandwagoniga liituda ja hakata selleks meheks, kes ütleb, et see on üks väga hea film. Et see on nii nagu filmitegijad ise juba seal seansi alguses ka ütlesid, et see on siuke loll film ja liiga pikk. Ja kusjuures filmi režissöör Sander Maran, mitte ainult režissöör, ta on ka stsenarist, helilooja, monteerija, helikujundaja ja värvimääraja. Ma just sain aru, et nad mingi 3 tegid selle filmi, Sander Kaur ja siis oli veel üks. Produtsendid on Kaur Maran, Sander Maran, Karl-Joosep Ilves, Jan Andresson ja Peeter Maran. Ja rohkem ma vaban. Ja selle filmi kohta siis ikka räägitakse alati ka seda, et selle valmimine võttis aega 10 aastat. Väga lahe oli näiteks näha, kuidas üks osatäitja tuli ka pärast seanssi publiku ette ja vastas paarile küsimusele. Ja oli 10 aastat vanem. Ja alles siis, kui ta mainis, et jah, et ma mängisin seda tegelast seal, ma sain aru, et tõepoolest. Sest et lihtsalt seal filmis ta oli veel siuke, ma ei tea, varateismeline, siuke lapseohtu inimene ja nüüd seal HÖFFil seisis meie ikkagi täiskasvanud inimene ja mul kohe ei tekkinud isegi seda seost, et see on seesama inimene. Habe oli kasvanud. Mis ilmestab võib-olla kõige paremini seda, kui kaua selle filmi tegemine päriselt aega võttis. Et üks inimene sai täiskasvanuks selle filmi valmimise ajal. Et juba siuke, kes see režissöör on, kes teeb neid iga 7 aasta tagant neid Linklater. Vaata, on teinud erinevaid filme, kus ma ei tea. No, mulle võõras. Siuke režissöör nagu Richard Linklater, kes tegi sellise nagu siukse romantilise filmi nagu, kas oli Before Sunset või Before Sunrise. Ethan Hawke mängib seal ja üks näitlejanna, kelle nimi mulle ei tule praegu meelde, filmisõbrad lööksid mind kurikaga mina sulle kallale ei tule. Sellise mäluaugu peale, aga ühesõnaga, et see armastuslugu kulgeb niimoodi läbi kümnendite, et ta jäigi tegema neid filme, nii et lõpuks tuli näiteks välja ka siuke osa, kus need samad tegelased kohtuvad taas, aga nad ongi reaalajas nagu ka vananenud ja nüüd ongi nagu ka päris inimestena uues kohas oma elus. Aga nüüd nagu, et mis seal fiktsionaalses maailmas nende tegelastega nüüd juhtub ja ta tegi ka filmi Boyhood, kus ongi selle filmi peategelane, filmi alguses ongi väike laps ja film lõpeb kohas, kus ta on täiskasvanud mees. Et see on ja seal mängib ka Ethan Hawke näiteks, kes samamoodi vananeb kogu selle filmi jooksul. See on väga huvitav projekt olnud. Boyhood ja soovitan lihtsalt selle nagu aja kuidagi kunstiteos ajast sellisena seda vaadata on väga põnev. Aga on ka näiteks selline dokfilmide sari nagu 7up series, siuke inglise dokfilmisari, millest ma ei tea, kas me oleme rääkinud, kus ka kunagi ammu hakati filmima, hakati uurima, et kuidas nagu klass ja pere majanduslik seis ja kõik muu selline mõjutab lapse edasist nagu elusaatust. Ja jälgitigi nagu siis päris ja lapsi. Ja siis see režissöör iga 7 aasta tagant tuli tagasi nende tegelaste juurde ja intervjueeris neid ja portreteeris neid, jälgis nende elu
ja see on ka väga pöörane dokfilmide seeria ikkagi, et noh, täiesti sürreaalne on näha, kuidas inimese elu jaotubki või noh, inimese elu saabki vaadata selliste peatükkidena ja kuidas mingid asjad nagu kuidagi elus juhtuvad inimestel ja lihtsalt näha, kuidas lapsest saab ajapikku vana inimene, on lihtsalt väga sürreaalne kogemus, kui sa saad seda niimoodi kontsentreeritud kujul vaadata. Aga Mootorsaed laulsid, siis võib-olla on ka sama kategooria teos mingis mõttes. Ja see on... Vähemasti kui sa tegijatega kohtud pärast seanssi laval, et kus sa saad näha seda suurt kontrasti. Ja no kõige parem B-movie, mis ma olen elu sees näinud, ma arvan. Et ikkagi nagu täiesti pöörane teos. Sander Maran sai ka EFTA monteerija auhinna selle filmi eest, mis oli lahe. Ja noh, siin on nende kodukal on öeldud, et juba esilinastuse ajal kultusfilmiks tituleeritud Mootorsaed laulsid on Eesti kino avalik saladus. Ma ei tea, kas see enam saladus on nii väga. Ja ta on ju igal pool telekas käinud ja värki. Jah, päris palju juttu olnud, aga ma usun ka, et sündinud on kultusfilm. Ma arvan, et see on siuke film, mis läheb ajas aina imelikumaks ja paremaks. Et seda on juba praegu imelik vaadata, aga ma kujutan ette, et mingi 30 või 50 aasta pärast seda on nagu veel jaburam ja sürrim vaadata, et mis asja on tehtud. Ma arvan, et see nagu peab ajahambale väga hästi vastu see teos. Kas sinu jaoks on tegu parema kultusfilmiga, kui oli esimene Tulnukas? Mida vähemalt pikka aega peeti üheks? Tead, siin ma vastaks, et see on lõpuks ometi vääriline mantlipärija. Okay. Et ma ei näe, et seal toimuks sellist nagu isatappu, kusjuures minu meelest see tõrvik nagu antaksegi väga sõbralikult üle ühelt filmitegijalt teisele niimoodi, et reaalselt Rasmus Merivoo, Tulnuka režissöör ja stsenarist ja monteerija ja värvikeeraja ja helirežissöör Rasmus Merivoo mängib ka seal filmis ja tal on käes tõrvik. Okay. Et ma seda Mootorsaage vaadates mõtlesin, et peab ju olema nii, et Maranid on väga teadlikud Rasmus Merivoost kui režissöörist, filmitegijast ja on kindlasti näinud tema filme ja saanud sealt mõjutusi. Et see peab ju nii olema ja siis ilmus ekraanile Rasmus Merivoo ise ja ma mõtlesin, et no näed. Kõik on paigas. Nii et see jätkab uhkelt seda sama traditsiooni ja on selles mõttes nagu sama kvaliteedi ja sama kõvadusega film ikkagi. Ja noh, ta on täispikk, Tulnukas on lühifilm ikkagi. Nii et Mootorsaagides võib-olla seda rõõmu on isegi jagub nagu pikemaks ajaks. Kuigi ma olen nõus, et see on natuke võib-olla liiga pikk film ja Sander Maran ütles pärast seanssi, et ta nüüd töötab Director's Cut'i kallal, mis vastupidiselt traditsioonile saab olema lühem versioon sellest filmist. Ehk siis ongi päriselt Director's Cut. No see on huvitav, see 10 aastat nagu räägib sellele vastu, aga mulle on alati meeldinud selline lause, et kui mul oleks olnud rohkem aega, siis ma oleks kirjutanud lühema kirja, eks ole, et tavaliselt vähemalt nii palju, kui mina olen montaažiga elus kokku puutunud, siis montaaži mõte on vähendada, kontsentreerida, nagu kaotada ära kõik, mida vähegi vaja ei ole. Nii et kui sa 10 aastat saad nagu mingi asja kallal nokitseda, siis ma kujutan ette, kuidas ta läheb kogu aeg lühemaks, aga küllap siis oli seda, mida lühendada palju. Küllap oli, jah. Noh, ühesõnaga seda musta materjali pidi olema lihtsalt väga ohtralt ja no ime, et see üldse valmis sai lõpuks, sest et see on ikka ju täiesti põlve otsast tehtud ja noh, ikka nii suur selline kireprojekt, et sellist asja ikkagi sa pead väga tahtma teha, et seda päriselt lõpuni teha ja no mind üllatasid erinevad näitlejatööd seal, sest et noh,
miks see on minu meelest nagu parim B-movie, mida ma olen näinud, ongi sellepärast, et seal on väga säravaid hetki, mis on nagu päriselt head. Et noh, ilma naljata või ilma mingi irooniata, päriselt hästi teostatud asjad või mingid rollisooritused või mingid hetked. Aga see kõik on nagu sellises nagu rõlguse ja jaburuse ja odavuse sellises supis et see on nagu nii huvitav kooslus tänu sellele ka. Need kontrastid tulevad ka nii palju paremini niimoodi esile. Et kuidagi sa näed seal sellist mingit väga head nagu tunnetust ja sellist lavastaja silma ja ma ei tea, näitleja sellist tunnetust ja selle kõige juures on ikkagi ka mingi ilge jama kogu aeg või mingi siuke soust on seal ümber, mis on nagu täielik jaburus ja loellus ja see on väga, see on vabastav vaadata sellist asja. Üle tüki aja tekkis jälle siuke tunne, et seda ma tahaks, ma ei tea, Blu-ray diskile endale koju osta. Eelistatavalt sellist Blu-ray'd, kus on mõlemad versioonid, nii see pikem kui ka lühem versioon. Et siit võib jõuda jälle selle teema juurde, et kas üldse on vaja selliseid füüsilisel kujul, kas meil on vaja osta ja koguda endale koju filme ja mänge ja heliplaate ja kõike muud, raamatuid ja nii edasi, et see on ka mingisugune märk ikkagi, et kui see instinkt või nagu kuidagi jälle nagu pead tõstab, et seda ma tahaks omada, ma tahaks katsuda seda, et siis see on ka mingisugune kvaliteedimärk ikkagi. On küll. Ja lisaks sellele see on ka nagu selle tervikteose kogemine mingil määral, et see sama Boondocksi album, mida me siin vaatasime, Spotify's ei ole seda stsenaariumi sinna kaane vahele peidetud. Ja, täpselt. Nii et järgmisel aastal lähme siis koos õpile. Kõlab hästi. Seal saab naerda rohkem, kui ma arvan karjuda mingist nagu šokist ja meeleheitest. Ja lihtsalt see on nii huvitav jällegi, kuidas vaata see sotsiaalmeedia loob nagu hoopis teist ettekujutust, et kui sa rääkisid mulle praegu seda lugu siin sellest, kuidas sa lamasid oma voodis ja mängisid Assassin's Creed ja mõtlesid, et peaks ka nagu minema, siis Instagram rääkis loo sellest, kuidas te läksite perega Haapsallu, et minna Hõhvile ja siis sa nautisid seda seal täiel määral käies mööda seda festivali ringi. Aga sest, et siis läkski huvitavaks, kui ma sealt voodist välja tulin lõpuks, et see ühesõnaga... Et see tundus väga premeditated, vaata. Jah, ma saan aru kuidas see mulje loomine käib. Ja, et me ei läinud Haapsallu Hõhvi pärast. See ongi see kummaline asi ja see piinlik asi. Või kas see peab olema piinlik, aga see ei ole piinlik, kuna me lõpuks ikkagi võtsime kokku ennast, käisime vaatama selline filme. Aga muidu lihtsalt lasta Hõhv mööda, samal ajal kui see on sul ma ei tea, akna all ja sa näed, ja trompet tramburaitab lõbus ja põhimõtteliselt ja sa mängid Assassin's Creed Brotherhood, mis on nagu, saad aru, see on täpselt, see on nagu... See pole isegi nii hea Assassin's Creed. Täpselt, kui tuua mingi võrdlus, et mis tegevusega see on samal tasemel, siis see on samal tasemel selle tegevusega, et sa oled nagu, sa pole 3 päeva viitsinud oma, ma ei tea, aluspesu ja üldse riideid vahetada, lihtsalt nagu lamad, siukse krõpsupuruse T-särgiga lamad oma diivanil ja siis libistad siukest sooja gin long drinki põhimõtteliselt nagu. See on see, mis on nagu minu arust nagu Assassin's Creed Brotherhood. See pilt on päris rõlge. Et see on nagu see level, vaata, ja samal ajal sul on akna taga nagu aasta üks põnevamaid kultuurisündmusi ja siis sellist, ma ei viitsi minna, ma ei ole õudusfilmi inimene. Sest ma ise ka mõtlen, et ma ei ole õudusfilmi inimene, ma ei ole juba kaua aega olnud. Kunagi oli mu elus periood, kus ma sihilikult vaatasin õudusfilme ja siis käis mingi krõks ja ma tundsin, et ma enam ei suuda, et mu närv ei pea vastu ja siis ma kuidagi välistasin selle žanri üldse nagu enda jaoks, aga ikkagi aeg-ajalt tuleb siit ja sealt mingeid signaale, et ei, kuulge, et see on nüüd nagu päriselt asi, mida tuleb vaadata, näiteks Nosferatu oli, ma mäletan eelmisest aastast siuke film, millest väga palju räägiti, et et see on nagu, seda tuleb näha ikkagi. Ma pole siiani näinud seda, aga tuleb. Aga ma mõtlen selle peale vahel et okei, et tegelikult seda peaks vist nagu tšekkima. Et ja Mart Sander ütles midagi väga huvitavat seal Hõhvil, kusjuures ta ütles ka seda, et ta pole ühtegi Hõhvi mööda
ühtegi hõhvi maha maganud seni, et ta on alati kohal olnud. Ta on alati selleks hetkeks Assassin's Creed'i kinni pannud. Ta on oma Assassin's Creed'i kinni pannud. Ja Longero külmikusse. Ja kusjuures seal kohapeal sai ka osta Mart Sanderi raamatuid ja Jamesoni viskit, mingisugused siuksed promokomplektid olid seal müügil, mis oli väga ka asi, mida ma ei oodanud, et ma seal näen. Ja mulle ei meeldi Jamesoni viski, ma lihtsalt pean ütlema, sellepärast ei nagu deal katki, et ma Mart Sanderi teoseid loeksin huviga, aga Jamesoni viskit ma sinna juurde ei libistaks. Sa pead siis ootama ära selle director's cut'i, mis tuleb mingi Bushmillsiga või ma ei tea. Jah, näiteks. Ja siis ma kindlasti tsiteerin nüüd valesti, see on mälu järgi, aga ta ütles midagi sellist, et õudusfilm on viimane selline õilis žanr, mis on veel alles jäänud filmimaailmas, sest et see on üdini selline moraali küsimusega tegelev žanr, kus siis tavaliselt ikkagi see take away on see, et halb saab karistatud ja headus võidab. Midagi sellist ta ütles, et see süke lihtsus või süke õpetlikkus, mis selles žanris sageli sees peidus on, et see on asi, mida väärtustada. Ja ma pean temaga laias laastus nõustuma. Teie viski erinevused on küll, või viski maitsed on küll erinevad, aga te hindate samamoodi hõhvi. Ja seal oli mingisugune reklaamlause ka, mis oli omistatud talle, mis kõlas umbes niimoodi, et mis oleks raamatu lugemine ilma Jamesonita või ei, see oli, et hõhv ilma Jamesonita olekski päriselt õudne või mingi sükke lause oli. All of this sucks, aga kui sa veits purjakil oled, läheb paremaks. Aga see on selles mõttes nagu jälle tõsi, et ma kogu aeg sealt trimpasin midagi, kui ma võtsid selle sooja Longero kodust kaasa? Ei, ma seal jõin whisky sour'eid. Okay. Ja väga tore oli. Et ma ei julgenud õlut võtta, sest ma ei tahtnud filmi ajal joosta vetsu. Aga ma pean tunnistama, et ikkagi need whisky sour'id ka lõpuks murdsid su? Nad tekitasid ikkagi olukorra, kus need, nagu filmi lõpupoole, näiteks ka mootorsaagide lõpupoole, mul oli siuke tunne, et ma pean jooksma vetsu, aga ma pidasin lõpuni vastu, käisin vetsus ära ja siis tulin ruttu saali tagasi ja siis kuulsin neid telgitaguste lugusid ka natukene võttemeeskonnalt, mis oli tore. Ma jõin 2 õlut ära vahetult enne, kui ma läksin 3,5 tunni pikkust Leviatanit vaatama. Palju õnne, kuidas see ellu jäi? Kuidas see võimalik oli? See ei olnud hea mõte, õnneks seal keskel on paus. Kas sa jagad Leviatani muljeid ka? Ei, täna mitte. Ma arvan, et me oleme piisavalt rääkinud juba. 2 tundi hakkab varsti täis saama ja see on pikk aeg. Ma tahaks inimesed jätta kuidagi selle ilusa pildiga inimesest, kes ei lähe hõhvile, vaid oma krõpsuse särgi ja 3 päeva vanuste aluspükstega trimpab sooja Longerot. Jah. Ja kujutab ette, et ta on Itaalia parim torumees. Mõrtsukas. Sa arvasid, et Super Mario on Assassin's Creed peategelane või? Ei. Ma kuidagi ei seostanud seda enam ammu ära Assassin's Creediga, aga ok. See oleks mega crossover. Seda ma tahaks näha. Seda cameot ma tahan näha. Don Corleone. I have come to murder your brother. Mamma mia.